Tänase episoodi on teieni toonud Burger King ja okei, kuulake nüüd hoolega, mul on teile eksklusiivne info esimest korda üldse ainult siin podcastis, ainult teile. 30. mail, see on reedel kell 19.00 kuni 21.00 Balti jaama Burger Kingis. Jep, sa kuulsid õigesti. Balti jaama Burger King muutub 8 tunniks. Ausalt öeldes see muutub klubiks, see muutub kontserdiks. See on võib-olla isegi universum omaette. Laval või friikartulite kõrval astub üles mees, kelle nimi on hetkel kuumem kui Whopper keset jaanipäeva. See on Germo Murel, DJ set, live, tasuta, 0 eurot, ainult hea vibe ja potentsiaalselt liiga palju majoneesi. Ja see pole veel kõik. Kohal võivad olla ka muud tuntud näod, tead küll need, keda sa näed Instagramis, aga elus mitte kunagi. Nii et, kui sa oled Germo Mureli fänn või Burger Kingi fänn või miks mitte mõlema fänn või lihtsalt inimene, kellel pole reede õhtul midagi paremat teha, siis sa pead kohal olema reedel Balti jaama Burger Kingis. Ja muideks, see on esimene kord, kui sellest üldse räägitakse, see on salajane info. Te olete esimesed, kes sellest teada saavad. Ja nüüd sina oled saladuse valdaja, ära lase see raisku minna. Reedel Burger Kingis tähistame 5 aastat Burger Kingi. Aitäh Burger King seda saadet toetamast. Hei, kõik, kes te olete sattunud seda videot vaatama, teile tulemast vaatama või tegelikult kuulama saadet Miikal ja Mikker. Mina olen meie saatejuht, nagu ikka Miikal Meemaa ja klahvide taga, nagu alati, Rait Kanguur. Tervist. Ja täna... Liiga lähedal Mikkil, ma Rait tõmba tagasi. Ja täna on meil hea rõõm. Näe, kõik läheb persse sinu pärast, Mattias. Ma olen nii ärevil, kui sa alati, kui sa tuled. Stress. Ma olen disruptor. Muidu ma olen nagu hommik Anuga vanarahu ise, aga alati kui sina tuled, vaata, närv tuleb sisse. Sa ei tea kunagi, mis saama hakkab. Täna on meil Eesti ühed tuntumad vennad. Eestis on palju vendasid. On Esko vennad. Piusid. On Piusi vennad. Nii et täna külas vennad naanid. Mattias ja Johannes. Hello. Hello. Tere. Kõige pikem sissejuhatus enne, kui me nime ütleme. Samuti on see ka Johannes Naani üle pika aja esimene avalik etteastumine, ülesastumine. Ja viimane oli sinu röstil, kus ma lihtsalt lava peal naersin pool tundi. Ja just. Sellest on juba 1,5 aastat. See oli semi-avalik. Jah, semi-avalik. Meil ei ole neid faile, mida Daniel Weinberg jagab kogu aeg. Kust ta sai need? Ma ei tea, kust ta lihtsalt... Tal oli enda GoPro kuskil filmimas. See on nagu oleks olnud kaamera ja kõik seisab lihtsalt lepingute taga, et see avalikustada. Sa lihtsalt ei teadnud toona veel, et tegelikult sa oleks saanud ka voogedastusse panna röst.ee. Sa oleks enne saanud ära osta selle domeeni ja vaata, kus aasta hiljem tehti. Näidati ette, kuidas tuleb teha. Müüd Alexela välja ja järgmine päev paned netti ka. Just. Sul oli see, et üks show keegi ei tea. Ainult Danielil on video. Just. Ja paned üles nii netti ja siis kui 2 päeva hiljem tuleb hästi halb tagasiside, siis lõika pool saatist välja. See oleks ka, meil oleks võinud teha. Või üks inimene. Üks konkreetne. Igal röstil on see üks inimene. Kes oleks võinud mitte. Aga minu röstile 2 inimest ei tulnud, et need juba olid välja lõigatud. See oleks 3 olnud välja lõigatud. 2 inimest teadis eos juba. Et Miks nad ei tulnud? Üks unustas, teine ka unustas. Selge. Sõbrad. Ma saan su trust issuedest aru, Miikal. Ei, ma ütlen, Rait, nüüd sa hakkad aru saama, kuidas koomikutega asjaajamine käib. Just. Sa pead iga 2 tunni tagant, see on nagu see mingi õhusireeni testimise teade, sa pead kogu aeg saatma koomikutele. 2 tunni tagant täna show, 2 tunni pärast show, tunni pärast show. Peale show'd. Sellepärast teil meeldibki linnast väljast teha show'sid, et siis peab autoga peale võtma ja siis on veel pufferaeg 2 tundi, et saab veel saata mingi auto järgi, kui on vaja. Mis ei ole ka ajalooliselt kunagi
ei ole keegi kõrvetada saanud sellega. Alati on kõik tulnud. Waze'i järgi ma olen 15 mindi pärast seal. Kas keegi saab pikemalt teha? Hoidke neid. Hoidke Aruküla rahvast pinges, ma olen kohe varsti seal. Kohe seal kuuled mootorgi käivitamist. Kui tee peal just mingit reid ei ole, siis ma olen iga hetk seal. Just. Taustal kõlab, et ja tere tulemast Haapsalu kaubanduskeskuses on täna ka alla hinnatud forell. Tere sa oled Haapsalus. Taustal. Frankfurter. Kõigi kastme Frankfurter. Joo, mina. Ei, ma kohe tulen. Nii, mul sai 10-päevane dieet läbi, kus ma ei olnud alksi joonud. Nii et see on mul esimene alkolonks. Pärast 10 päeva, vaata, kuidas mu käsi väriseb juba. Vaat mingist hetkest sul on neid 10 päevakuid nii palju olnud, et need ei ole muljet avaldavad. Yet another week. Ja, ja viimane kord, kui ma siin nägin, sul oli ka mingi see, et ei, mul praegu just sai läbi. Iga kord, kui ma siin näen, sai sul mingi kaine periood. Ma nüüd võib jälle juua. Jumal hea trikk. Ma olen pikalt viisakasel. Nüüd võib jälle juua. Ja see hetk, kui sa mind näinud ei ole, ma olen maru kaine olnud. Kas mõjub paremini kui kohvi hommik? Jah, ma polnud kohvi joonud ka 10 päeva ja siis sain aru, et ma kaartsin seda kofeini võõrit. Ma ei tea, seda enam pole kunagi. See võõrutust. Kofeini võõrutust kaartsin kõige rohkem. Kõik need mingid Rogani spetsialistid on rääkinud, et sa need hallukaid ja sa värised ja sa oled nagu narkar kuskil palatis. Kui sa kofeini ei saa, siis nagu seda igatsesin kõige vähem. Ja siis täna hommikul proovisin essat korda. Jah, kohv, noh. Pead hommikul algsi hakkama ju. Siis oleks. Ja vaat see on võõrutus. Kofeiin, 0 allukat, midagi on. Siin ilusas Burger Kingi topsis on siis skinny piss. Tegime värskelt valmis. Lihtne. Läiääd muidugi ei ole, see peaks tegelikult rappuma. Siin on siis piss mullivesi, väike laimi, mahl ja viin. Ja väike viin. Väike vesti. Tahad ka proovida? No, vaatame, mul siin paari tunni pärast rooli alles. Sa Maidukile ei lähegi sooja tegema. On ju? Räägi lähemalt sellest retseptist, mille sa oled isiklikult loonud. No aga me mõtlesime, et mis see oleks minimaalsed kalorid on ju, aga oleks veidi ka happeline. Et kui oled nagu loonud sellise mullivee firma nagu me oleme, siis on see, et nagu inimesed hakkavad hästi kiirelt maitset tahtma, aga siis tavalisse mullivette sa ei pane lihtsalt laimi sisse, see on veider. Kui see pähe ei hakka. Hästi veider. Laim ainult siis, kui see pähe hakkab. Täpselt, see oligi meie moto. Ja siis järgmine osa, kui me külla tuleme, siis me proovime mingit Aperol pissi teha või midagi. Sest seal on ka törts mullivett vist. Veidi mullivett. Ehk siis this shit writes itself nagu lihtsalt mingi kokteil, kus mullivett vaja. Pane piss lõppu. Super. Ja sa võid igasse kokteili tegelikult natuke mullivett panna. Jah. Kruvi pressi. Old piss. Old fashioned on old piss. Pruun. Ja siin me võtame lihtsalt ükskõik mis viski ja tähtis komponent on piss water. See pruun osa, millega me segame, see on vaba valik. See on, mida iganes sul kodus isa. Üle Nurme kraanivesi. Oota, sa päriselt jõid seda ja sul läks pahasti, jah? Või see ei ole avalik info või? Jah, tähendab see kraanivett sealt nimetamata Tartu rajoonist. Ja mina olen teinud need Eesti, kõik selle veeturismi läbi. Kas sa jõid Pärnus metanooli ka 90-ndatel? Rip City! Ja. Tavai. Okei, nii Saaremaa oma oli. Seda me olime koos. Jaa, selle sain mina ka. See tuli hoopis, me ei saanud Kuressaarest, me saime puurkaevust selle ühest. Läärme nimeta kust. Üks ilus küla. Ilus küla seal. Mere ääres. Hiljem tuli välja. Ma mõtlesin, et see oli äkki
mu teooria oli, et sinu madalate jalgadega korgikoer käis sinivetikat täis meres ja ma umbes sügasin ta kõhtu ja siis panin lakkusin ta selga ja siis kohe sõrmed suun. Mattias on õppinud, kuidas koertega tutvuda. Et kui koer sind lakub, see näitab, et usaldab sind. Ehk siis loogiline asi vastu näidata talle. Tule siia. Keera ümber. Ei, see oli tore. Mattias jõudis veel linna, siis ta sai mugavates vetsudes teha asju, aga meil oli meie kogu majapidamine, kõik 20 inimest, kes olid ühel ööl järsku kõik siruli. Nii et metsatäis inimesi käis oksendamas ja see vetsu järjekord kestis öö läbi ja mina õpetasin hommikul niimoodi, et mul olid käed ja jalad hästi krampis, et ma ei saanud vetsu ust lahti. Mingi puudus, pärast arstid ütlesid jah, et vedeliku puudus, et oleks pidanud sõitma kiiresti kuskile, sest et aga reaalselt nagu see no reaalselt olid käed niimoodi, sest et ma ei osanud karta midagi, aga nii oli. Siis läks üle. Ja siis läks üle ja läks meil nagu siis hüppame paar aastat edasi, siis jõin Tartus. Üllatav, see gäng, kellega sa hängid, nad on nagu mingid magnetid selle kolibakterile. Nendega käib kaasas. See on nagu see pubiralli, aga e-koli otsimisega kraanimeest. Koliteenus. Kompassi peal. Sa tegid seda Pilupart Donaldi seda oksa või? Sa mäletad komiksitest. Kui nad lähevad viltus. Siin on hea vesi. Nii on. Ja siis kui nii suure pundiga, siis on tõesti, eriti kui sul ongi see üks välikäimla, siis on seda viikingite palki lihtsalt vaja. 20 nagu ritta võtta sinna. Ja. Kus juures palk maja on. Oleks ühe vahelt ära võtta. Keegi tuleb. See on nüüd see palk. Ja, mõtlesin, tulen läbi kõik 20 perset palki vahelt välja. Mis teil juhtus? Jõime vett. Aga see oligi see, et seal oli ju, me ei saanud pikalt või sa said kohe teada või ei saanud ju, sest seal oli nii palju, et mis see põhjus oli, sest seal oli nii palju faktorid, seal oli mingi vana eelmise aastal pandud hapnema mingi viin, seda jõime, siis oli kuskil keegi mingit valget kala püüdnud, seda sõime pooltoorelt, siis oli mingi uus grillhari. Me tegime Royal Flushi. Ja siis oli sinivetikas samal ajal kannab seal kandis. Ehk siis me ei teadnud, kõik oli nii, et me olime Kristeliga samal, et piidivabrikus saime need mingid leged odavad toad seal küüni üleval, mis on siuksed 2 ruutmeetrilised, kus õhk ei liigu ja sääsed on sees ja siis magada ei saa ja siis tunned, et õnneks oli see, et Kristel ütles, kui ma ei viitsi, lähme lihtsalt tagasi, öösel sõitsime ja siis autost tundsin nagu oleks seal nagu seal triigi kuradi küünis 30 leitsakuga lihtsalt kuskil. Glampingus. Tuled oma telgist higimull ees välja. See telgi sees on see vari. Okei. Nüüd 5 mitsa sitta, mis pitta. Ja taustal käib kong. Mingid tuled vilguvad eemal. On sul veel kommi või? Sul on nüüd mingid rakmed palja ihu peal, steampunk prillid ees. Kong. See on see õige tehno-getaway kogemus. Ja täpselt. Sa ei taha, et see hape jääks pikaks ajaks verre, võtta töö kolibakteri peale, saad tühjaks pärast suur lõkke ees. Ma ütlen, ükski koht tegelikult Eestis, ma arvan, ei ole turvaline enam. See on see sajandite pikkune välivetsude kasutamine. See hakkab nüüd vaarisaade sitta, hakkab põhjavette jõudma. Ja see tuleb kummitusena tagasi. Ja see, kus vanast talus näed, et on mingi veider murukasv on nagu need selle kuiva käimlate kõrval nagu siuke pikk joon nagu läheb pealt vaata. Ei nagu maakohtade kaevuvesi on, ma arvan. Sest ma mäletan, minu vanavanem, nad nagu mingi, et matsid prügiga maa alla lihtsalt. Ja see kõik, anna piisavalt aega ja see kõik jõuab sinna, kus sa kaevust vett võtad. Just. Aga ei, meil oli ka papsil mingi, ta ise ei teinud seda, see juba oli ka mingist vanast ajast. Lihtsalt üle papsil on mingi maatükk ja siis üle oja on lihtsalt ehituspraht nagu
mingitest eelmistest ehitustest, mingi vana see betoonring. See oli ikka prügimägi. See oli ikkagi nagu selline nagu kord Pääskülast sa läks. See oli ikka väga palju asju. See siiamaani on. Mitteametlik jäätmejaam. Jah, just. Et kui tahate, siis ma võin koodi anda. Kui keegi tahab seda, mis see History Channeli see saade oli, kus nad käisid inimeste kuuridest antiik asju otsimas. Mart Sander vist üritas Eestis ka kunagi seda teha. Et kuna tal on Storage Wars vist, jah, just. Yes. Tuli üks reference. Ja olete võitnud. I'm done. Juku läheb alati kettesse, kui ma mingi random näitleja nime oskan öelda, kui mingi sõber on. Testi teda praegu. Et kes seal mängis seal Keanu Reevesiga selles, no ma... Sandra Bullock. God damn! Kes oli Breaking Badis Walter White'i see naise õemees, see FDA inspektor Hank. Tema oli Dean Norris. Ma ei oska seda ei saa isegi kontrollida. Ei, vaata üle, see on Dean Norris. Okay. Ta mängis ka minu meelest selles Beverly Hills Copis või mingis vanas kuulis siis küll. Cop show's ta siis on täitsa okei, et sa teate nime poolest. Sealt seegi. Right, approve. On ju? Yes. Ja, aga Walter White Jr. Daniel Weinberg. Õige vastus. Kui te vaatate Breaking Badi, öelge, isegi kui teil on ammu vaadatud, minge tagasi, öelge, et Walter White Jr. ei ole Daniel Weinberg. Isegi käitumismaneerid on samad. Liikumine. See, kuidas ta isa ütleb üks ühele. Kuulajale siis või vaatajale ka Rait on kõverus praegu. Ärge guugeldage. Nagu füüsiliselt kõverus, mitte et lihtsalt Rait naeris. Sa tahad alati, et publik teaks vaata. See oli väga hea nali. See oli väga hea nali, et praegu see 5 tüüp ka ajab 4. Mattias enda tuuril vahepeal pause tegemas, et te teaks siis rõdu peal üks tüüp on kõveras praegu. Kas me saaks sealt võtta selle paadri äkki? Et põrandarahvas, kes te lihtsalt naersite, ma tahan nentida, et rõdu peal kõveras. Täiesti bend. Võtke hetk. Nautige seda minu viimast. Just. Aga okei siis. Piss Water. Tegelikult on ju, et vennad naanid, kes te siin olete meiega täna, te olete ühed Piss Wateri juhatuse liikmed. Kus Jonks OÜ või mis see on? Kus Jonks OÜ. Et ei tasu unustada, et on varjudes on ka 3. meie saate tihe külaline Hendrik Puntso. Niped-näped seotud. Jah. Siuke veidikene niimoodi. Mis protsendid on? See on kahjuks avalik info, aga see on vale praegu. Meil on... See on avalik info, aga see on vale. See on vale, see on eksitav. Meil on kokkulepe. Meil on kokkulepe, et tegelikult need on teistmoodi tehtud. Aga me ei saanud seda muuta. Seal peab notarisse minema ja tead alustava ettevõtte kulud. Me ei tea, kus notarid on. Teil on selline vennaste pakt lihtsalt. Just. Sülg pihku ja siis Puntsoga käepigistus. Ja siis pärast hakkab vaidlema, et M-kumb, kes tal mingi valel seal blind spotis oli, et ma ei näinud, et meid 3 on. Ma andsin allkirjalist. Nüüd me peame 2 seda 100 eurost kasumit jagama 5 aasta peale. Siis kui võlg kõrgemaks läheb, siis Puntso hakkab teile ütlema, et no tegelikult no selles mõttes protsent, et meil sai ammu räägitud. Me surusime kätt. Jah, aga see hästi sinu tuuril tekkis see tegelikult see mõte teha ja see oli Puntso mõte, ütles, et või need kuradi
et kuradi koomikud, kui sa neile midagi tasuta kätte annavad, nad joovad seda niisama, kui sa nad tood neile ära selle tasuta asja, et miks me enda oma ei tee siis juba. Ja siis oleks, ma seda teist brändi ei nimeta. Konkurente nimetamata. Et et mingi tüüp siin lihtsalt maale tooja toob teile paar kasti tasuta, teil on igas podcastis purk käes, sest see on lahe. Ütleme nii, et ma ei taha ta päris nime öelda, aga ta on siukse Joe Gogani podcasti lemmik jook. Et nime siin nimetamata ja siis Puntsal oli see, et teeme enda veel. Kohalik ikkagi. Teeme kohalikku. Ja siis meil oli see ka, et kui keegi teist oleks hakanud pitchima, et ma ei tea, kas ma tahan tasutada mingit katsema, siis me oleks nii, et aga seda Go Bogani vett võtad ja seda on okei, aga sõbra uut toodet, struggling sõbra uut toodet ei viitsi. Meil oli kõik läbi mõeldud, et ei oleks võimatu öelda. No jah, selles suhtes see osa on teil välja mõeldud tõesti, et kui te tasuta vett toote, siis ta saab joodus. Et ma loodan, et edasised sammud on... See on kõige võti. See on emotsioon. See on see Puntsa, et see on emotsioon. Kus kogu äriplaan on sellel, aga nemad joovad seda, kui me tasuta arva. Ei siis mingi, et okei. Ja Puntsa on, viime neile tasuta. Aga need toimib. Kokteilina eriti ja kodus, nagu lihtsalt, kes see teeb? Sa ei osta ju mingit kõige odavamat mullivett, nagu mingit Saaremaa mulli näiteks või mingit süükest aurat, on ju. Ja siis teed sellest skinny bitchi endale. Sa võtad, see on posh, see on staatuse sümbol, see, et sul on piss mulliveega, sa teed pildi sellest, näitad, sul võib-olla läheb pool purki raisku, sest et sa topsima teatud hulk mullivett, kui sul on jää ka ja siis peadki kiiremini jooma, et saaks terve purgi lahendatud. Jah, okei, aura veele saab korgi peale panna, see säilib kauem on ju värskena, aga nagu sellest sa ei tee pilti, et sa tegid just aura jõhvika veega endale skinny pissi. Sa kõlad nagu sa kahtleksid. Ma võib-olla praegu me mõtlen esimest korda selle kõvaelega. Kas me ikka teeme seda või? See, kus olid iseenda see saatan advokaat samal ajal. 2 maitest vaidlemas teine teisega. Devil wears piss. Ja aga mõtlen, et näiteks jällegi konkurente nimetamata, purgis on midagi. Lihtsalt see, et sa saad purki käes hoida. Näiteks, ma tean, et see võib-olla ei suhestu, aga oletame, et kui sul on mingi kaine õhtu või sa oled mingil üritusel, festivalil näiteks. Kas sa oled reaalselt teinud sellist asja? No on ette tulnud. Kuna ma hindan koju saamist nii palju, vaata, ma olen selle nimel nõus. Sa oled ju automees nüüd, jaa, okei. Enne siis, kui rongimees olid. Mina sõidan purjus peaga palju paremini. Ega ju auto ei sõida. Peacewater garantii. Ega auto ei sõida, load sõidavad. Vajad abid peale. Kui vihased te olete, et Peacewater Official on Instagramis võetud? Me ei ole. Tegelikult ei ole, aga ütleme nii, et see oli üllatavalt keeruline oli head Instagrami handlit leida, sest et mingisugune pissi pandeemia on nagu Instas, et me peaaegu juba ma ühel tüübile vist kirjutasin, kellel oli reaalselt mingi hästi lihtne piss vist ja see oli mingisugune tundus alaealine poiss, kellel oli 6 followt ja 0 postitust, siis ma nagu mõtlesin, et äkki see ei ole bot. Et tundus keegi, keda ka sina nurka saaks suruda. 6-aastane poiss või Hello, I give follow for free and great of Peacewater. Mattias oma ohvreid kaardistamas. Tundus 6-aastane, nii et ma jätkasin. Võib-olla oli vana pilt. Äkki ta nüüd oli juba 12. Aga sa ei suutnud teda vist ära hirmutada, nagu ma siit välja loen. Ma arvan, et mul on see teooria, et aasta pärast on nii, et et Instagram peab ka millalgi selle puhastuse tegema, nagu vist Twitter millalgi tegi, et palju neil päris kasutajaid on. Et väga palju konto nimesid. Kas peab? Aga see on ju digiprügi. Ülemaailmne koristuspäev. Ja see, et kui sa oled ootel ja valmis. Jah, ühe konto peal. Kui piss. Konto nimega piss.
vabaneb. See hetk sa hüppad. Äratuskell pandud hommikul. I'm ready, it's time. Oot, praegu on Instagramis, mis on business või? Jah. See oli Juku avastus, et siuke laiend saab üldse veebis olla. Et bis.business veidi eksitav on ju, et sa mõtled, mis seal lõpus veel on. Aga .business ongi nagu .ee või .com või mingi hästi nagu... Päris naljakas. Ja ma sain 6 aega hiljem aru, kui me olime selle ära otsustanud, ma sain aru, et seal on ka veel mäng sellel kõlal, et see on nagu business nagu. Business, et saigi 2 pissi. Ma ei taha öelda, et ma nagu kohe sellest aru sain. Aga see tuleb minu jaoks natuke üllatavana, kui sina ütled, et sul läks aega, et sellest aru saada. Kui sa alguses mõtlesid, et business on lihtsalt äge. Ma olen big picture mees, detailid tead, see on... Tõesti mõtlesid, et domeeni kuidagi töötab business. Mul oli see, et kuidas selle viina sinna fucking purki. See on nagu äri. Me oleme äri. See on hea. Good business. Business. Kutid, kas te olete... Ja sellepärast me panimegi. Aga mis järgmine samm on? Järgmine samm on laieneda. Business kaldkriips. Store. Jah, store. Bis raamat välja anda. Bis muud vedelikud lihtsalt. Aga vaat siin on jah, mingid kampaaniad peavad olema. Kas suveks on festivalidele juba kirjas või? Jaa, läbirääkimised käivad ühega. Ja nendega, kellel Wiz Khalifa alt hüppas, et neil on nagu budgetis natuke ruumi. Ja, et kuhugi peaks paremisi. Miks mitte vee alla? Aga ma peale uurinud, aga tõenäoliselt on ju see, et tegelikult need putkad kõik maksavad raha, et ka inimene festivalid maksab festivali korraldajale putkad raha. Aga meil juba on väga soe juba. Ukse taga on päris palju pakkujaid. Suvel kõige veidramatest festivaritelt leiate tõenäoliselt pissi või kas just Beach Grindilt, aga noh, ma ei ütlema, insert kohe nimi laadapäevade äftekas kuskil lennujaamal. Aga see on täpselt see üritus. Jah, täpselt, see on see õige. Sõna. Et ei, meil on kõik olemas, selles mõttes meil on ikkagi ärimeeste taust, meie esimene ettevõtte regatud 2011, selles mõttes Juku on veel varem juba, kui inforegistrit saab kõik järgi vaadata, äri nagu liigub ja kui käivaid vaadata ja riigihankeid, mis selles osalenud oleme, siis noh, täiesti teine business mudel oli enne ja noh, pigem siuke ühe mehe hoiutamine, nüüd on siuke hoopis teine teema, aga ei, tõenäoliselt, et ajalugu on hea ja tegelikult kas ka eraisikud saavad endale pissi tellida koju automaati? Vaata kui hea. Nagu oleks öelnud ette öelnud. Eelintervjuu teinud. Või see on ainult selline ürituskorraldajatele ja podcasteritele. Kuule, kus me saame siin öelda välja, võib-olla see nüüd, kui see ilmub hiljem, siis see on tõenäoliselt, no tegelikult tuli täna nagu avalikuks see info. Ära vaidle nii palju ise endaga, Mattias. Enesekindlus. Bis.business, kui sa tahad osta sellist kasti endale, siis bis.business mine. See kast, mis siin all on, lüüt ümber, plaani peal näis. Suumi sisse. Ma saaks siia ka sisse, siin on bis.business kirjas. Jah, bis.business, suumi sinna. Digisuum, saad küll. Ta juba korra vaatas sulle otsa, et kas ma liigutan kaamerat. Kas ma pean tõusma? Bis.business lähed, sa saad osta endale 12 kasti, 12 paki pissi. On ju, see on see. Ja siis... mingis mõttes lõime endale konkurendi, aga tegelikult ei loonud ka, on see, et kõige loogilisem ühisruum, mis Marvelis öeldakse, universe, multiverse on see, Cinematic Universe, et kui sa tahad ühe kaupa osta pissi tellida endale, siis omipood.ee võttis just oma tootevalikusse. Jep. Ja saad osta koha pealt purgipissi või siis tellida omane omipood.ee. Aga kui sa tahad hulgi, siis on bis.business. Jah, kui tahad hulgi, siis bis.business. Ei no omipoest võib ka osta hulgi. Rait võib jälle sulle proofi teha, et kui sa lähed, pane bis ja omipood. Bis X omipood. Holy fuck. Ongi. 2.50. Ma räägin. See on isegi natuke odavam.
seal, kui sa oled püsiklient, saad tegelikult alla ka. -5 jah, 2,38. No sama Soomi pood on see, kus vahepeal janutab. Jah, kui sa Seal ainult janutab. Just täpselt, kui sa neid trafosid ja multimeetreid nii palju vaatad, Ila siis nagu hakkab anna üks piss mulle ka kurku, noh. Ja ma ei räägi sellest pissist. Püksilukk läheb kinni, homipoe müüjal. Ja mis sa ütleks nagu skeptikutele, vaata, et noh, vaata alati on sellisel, nagu me teame, siis purgimullivee turul on alati skeptikuid. Jah. See on purgis. See on, jah, just täpselt, miks see kerge on, see anum. Miks see kerge ja loodussõbralik on? Purk on vist. Hästi alumiiniumpurgi saab tegelikult paremini ümber töödelda kui palest pudelit tähendab. Klaasi saab võib-olla paremini. Meil on ka alumiiniumkleebis, mis on nagu kõik on üks materjal. Jah, just. Ja et see, ma hakkasin võtma nagu mul laua peal oleks praegu, aga see on seal jala juures. Okei, Mattias, ju ma siis liigutan ennast. Kõigil audiokuulajatele ma liigutasin ennast praegu. Et tegelikult mul ei olnud vaja isegi seda kätte võtta praegu. Aga põhimõtteliselt purki saab paremini, et see recycling märk siin taga purgi puhul päriselt tähendab seda, et tegelikult plastpudeli eluiga on see, et noh, see on nagu prügi sorteerimisega üldiselt see plastpudeli asi, et kas neid tegelikult töödeldakse ümber? Täpselt. Keegi teeb seal oma garaažis neid lahedaid punutud mütse, nagu ma TikTokist olen näinud, et võtab plastpudeli selle mingisuguse teraga, tõmbab need nagu sellisest lõngaks, plastlõngaks ise, mingi ehitanud ja siis koob nendest korve ja mütse ja värki. Jumala hea ju. No kui need vetsuvaibad vanasti. Jah, just täpselt. Liimapakkidest. Tõmbad kohe kannaveriseks. Plastpudelitest oma on see isegi parve teha. Sai. On jah. Enam ei saa. Enam ei saa, nüüd on tead, omal ajal oli plastpudel parem. Praegused plastpudelid, nad on sellised lumehelbekesed. Vanasti oli ikka päris plast. Päris plast, nüüd on sellised pehmad raisk. Nüüd säilib ainult 10 000 aastat. Räägi parem, kuidas su eilne video on juba 137 000 vaatamist teinud. Eilne siis see, mille Punchi... See tegelikult, ütleme nii, see 3 nädala tagune video sulle. Vaat mäletad küll 3 nädalat tagasi, Mattias, sa panid üles ühe video, kus see oli nagu selline sketš, kus sa teed pime testimist mitme joogi vahel, millest üks on piss mullivesi. Just. Piss mullivesi, siis on tavaline kusi ja siis on Ülenurme kraanivesi. Ja siis rahvale kohe meeldib. Enne ma off-cam ütlesin ka selle, et noh, et see on vist siuke asi, mis on populaarne või meeldib inimestele, et insert specific koht ja siis kõik on nii, et meid mainiti. Sellepärast see Puust linn laul oli ka hea või? Jah, vist jah. Mina ei ole kunagi sellest aru saanud, aga ju siis on. Ja Kiki Miki ka, sest see on ka mingi tõenäoliselt koht. Kellegi mingi onn või ma ei tea. Nüüd sa elutuba. Nüüd sa paned suure papa legendaarsesse hitti Kikimiki nagu väga omavoliliselt see enda metafoore juba, mida seal ei ole. Kikimiki on koha linn. Kikimiki kauplus ja bussipeatus. Ja see on Võsult mingi 2 kilti edasi. Võsu Käsmu vahel siuke väike nukk. Kikimiki. Aga väga hästi läks sellele klipil, millele Miikal mõtles punchline'i veel. Ja TikTokis on kõige rohkem like, mis mul üldse on nüüd sellel videol TikTokis. 1 päevaga? Jah, insane. What the fuck? See on insane. Jaga meile oma saladusi. Jah, sest et seal on mingid soomlased on hakanud rääkima all. Ma ei tea, miks. Piss või Ülenurme. Just see. Ü-täht, Tavaline kusi. See Soomes läks viraalseks. Millegi pärast. Antud pisswatery sketš, kaldkriips reklaam. Enda konto alla panid selle TikToki või? Jah. Järgmine kuldmuna tuleb. Järgmise aasta kuldmuna on otsustatud. Tegelikult me saaks esitada selle ju, sest see oli tegelikult... Ma panen tagant järgi ka hashtag koostöö sinna lihtsalt, sest tegelikult peaks sellega panema. Nad tarbijakaitse saaks meid kottida sellega, et tegelikult Henri Kõrvits kunagi vingus, et kui ta promob legendaarne rekordsi mussi, ta peaks tegelikult siis seaduse järgi panema sinna ka koostöö.
sest et need ikkagi need isikud on nagu üks on juriidiline isik, teine on füüsiline eraisik. Kas hakkasid korraks tegema impressionit Genkast? Ja sest mul oli korraks, et endana sa ei räägi praegu, aga Genkat ka väga ei meenuta. See oli... Kaotan ennast inimesena. Day by day. God damn. Väga mõnus on veidi baasi alla. Seda tunnet pole ammu. Piss. Ma saaks ka siia seda siis baasi sisse veel. Ma on ainult vett ju. Kutsuks üles ka siis kohalikke käraka inimesi, just täpsemalt viina inimesi, kellega tunduks siuke sujuv hea mingi ühisfestar teha, ühiskokteil, et mingi sume õhtu. Me võime vabalt teha eksklusiivi nii-elt. Aga selline staarid baaris, et kõik piss.business selline juhatuste ringi inimesed on leti taga ja valmistavad terve õhtu erinevaid menüüs olevat näed jälle, piss teile. See lihtsalt toodab. Miks ta meil tööl ei ole? Mis ta enne ütles veel ühe, et midagi, igasse autosse üks pissipurk. Iga autosõidu jaoks üks pissipurk. Lihtsalt nagu me teeme selle kunagi ära, praegu ütlesime lihtsalt sisu välja, aga see on lihtsalt olemas, thanks tasuta ideede eest. See kirjutab ennast ise. Pisswater. Fuck, ilma laimita on see veel parem. On jah? Tõesti, ma peaks siin siis nagu ka proovima. Veest tuleb mingisugune... Sest et tõesti, üks müügiargument, see enne ütlesid skeptikutele see, et seda vett ei saa praegu mitte kuskilt mujalt ka. See ei ole meil mingi HGV-ga koostöö, kus me peidame ilgelt seda source'i. See on saladus, kus see tuleb. See isegi vist ei ole nii-öelda nagu meie osalused, see ei ole tegelikult välja leitav. Osalused on välja leitavad. Avalikult ma praegu käisin läbi, seda vist ei saa teada, kust see tuleb. Kui just keegi snitšima ei hakka. Aga ühesõnaga sellist vett ei saa mitte kuskilt praegu. Ja üldse skeptikud nagu, see on nagu Punso ütleks, see on mindseti küst. See ei ole see, et nagu loomulikult, kui sa tahad, sul on Janus. Mine joo ise. Mine jooma kraani vett. Seda Saaremaa vett. Jooma kraani vett, vaata, mis juhtub. Osta omale see Steam One või mis see on, lase see kodune ja odav mull sisse. See on nagu, et emme, ma tahan pissipurki, meil on kodus ka mull ja siis lased Steam One'is purki, see pole see. Ega me tegelikult ju ei tea, kas sellised inimesi üldse on. Jah, täpselt, äkki kõik on nii, et anna lõpuks on Oomi poes ühe kaupa ostet. Lõpuks saab vett 250 eest. Ma just tahtsin küsida, et raudselt teil on kodus Steam One, aga sa ise jõudsid ette sellega. Ma pole julenud, sest ma olen liiga palju näinud neid videosi, kus see lendab näkku. Mina olen saanud vastu selga ühe pudeli. Jälle, näed, maini midagi, ta on kogenud. Maini mingit tragöödiat. See pauk oli siuke, nagu see ei ole lihtsalt nagu mingi... Ja koju saad osta neid fucking alumiiniumpalloone, vaata, tee lastele väike mustika, kuradi limps, järsk on mingi kild on silmas, papsi. Ma tahtsin ainult limpsi. Mul kasuis allasi vanasti vana Tallinnale sellega mullitsusse. Katsetasid erinevad asjadest peale. Legend. Millele veel saaks lasta? Rigas palsamile mul. See kõlab see arhetüüp sellest tüübist, kes on kajakad jalas plätudega kuskil katusetöid tegemas. Iga hetk nagu, iga asi ta päevas on mingi Final Destinationi stseeni algus. Kas see palk oli esimeses osas? Teisest. Essas oli see klaas suud, mis kukkus. Ma ei ole ühtegi läinud. Essas oli see, kus nad lennukiga vist algas. Essa oli see ristmik, minu meelest. Ei, lennuk, jah. Ja nimed. Ära vaidle. Siis oli Essa, mis ma nägin. Final Destination expert. Siis see oli Essa, mis ma nägin. Oli see, kus auto oli. Oh shit. Aga ma ütles, nimeta kõik näitlejad esimeses. Esimeses oli Stifler ka, sellepärast ma jätan. Siis ma ei ole näinud. See oli ta näitleja nimi. Kõik teevad teda. IMDB's, The Stifler. Aga ma ütles, mis tegelikult Stifleri nimi oli? Sean midagi? Kas te on, oota, fuck, putsin. Kui see tuleb, siis ma võtan, ei, ma ei võta.
selleks, et mõnda nime meenutada, pead sa korraks Oomi-poe reklaami minema. Sa oled õigel teel. Ryan, see ei tule praegu. Nagu kui Ryan tuli, siis mulle piisab. Jah, kuigi ta on tegelikult mingi Sean minu arust. Sean William Scott. Sean Williams, Ryan Scott. Vähe teada fakt, aga tegelikult ta kolmas keskmine nimi on Ryan. Nüüd võiks Raidult tulla, god damn, ongi. IMDB's ei ole, kui sa lähed sügavamale dark webi. 5-aastaselt hüljatud. Kolmas middle name. Sean William Scott, god damn, nüüd ma olen off. Ja see on ta näitleja nimi, aga päris nimi on Ryan ka. You can call me Stifler, but okei. Nii, me jääme, et nei-seierit, nei-bis-seierit. Polegi rohkem öelda vaja, et ma arvan, et küll sa ka kunagi jõuad sinna, et sa tahad, et sul oleks külmkapis pigem bis. Läänemaailma. Jah. See on lihtsalt asjade loomulik käik, et loomulikult asjad lähevad kallimaks, kunagi said kuradi šokolaaditahvli 2 eurtsi ja nüüd on 7, kunagi said me oleme hinnaga lihtsalt paar aastat ees. Jah, me oleme ees, see niikuinii maksab varsti nii palju. Ja pluss ei peagi tingimata nüüd olema see, et sa kodus hommikul ärgates on ju. Jah, see on ikkagi... Seda ei saa jah kõik lubada, aga väljas linna peal on ju. Täpselt. Karsklus on järjest popimaks muutumas ja samamoodi ka fitness. Ehk kui sa ei ole karsklane, siis fitnessiga sa ikka tegeled. Ja siis sa peadki nagu tegema erinevaid pisteile. Me võime siin igast nalju teha, aga tegelikult kõik see on meil läbi mõeldud. Kõik see karskluse teema, kõik see on kogu osa plaanist. Kui sa kutsud sõbrad külla, sa ei hakka neile kraaniveega tegema mingit asja või sa ei hakka neile 2-liitrisest auraballoonist valama skinny bitch'e. Sa teed, sul on purgid, sa näitad, et sul on veidikene liigub rahvi. Ta on just jäävannis. Jäävannis, piss on ju, kõik on nii, et see on statement sinu nagu finants nagu võimekusest. Statement, see näitab, see on cool pidu, sa teed pildi ka veel sellega. Vett tahad ja sa annad nagu külma purgi kätte inimesele. Ja ta on, mis see on? Ja sul on see purgi, see mõnus see ka, vaata, see. Just. Kuule neid TikToki kommentaare lugedes ta peaks Soome laienema või siis Tallinki laevale. Juba kõik rattad liiguvad. See on reaalselt geniaalne, mis siin toimub. Võib-olla mingi pop-up Helsingi Biss meet and greet. Biss takeover mingis Helsingi lokaalis. Ma just täna vaatasin Translate'ist, et kuidas on mullivesi. Vaata, kas ma andu midagi lükkasin, mingi e-maili kaotasin just ära. Ja nüüd sa loksutad oma telefoni. Undo'd saab teha iPhone'is. Saab küll, mitte Gmaili. Tere, mis ma tegin? See oli mingi oluline niikuinii. Oota. Siin alla tuleb ju tavalist nupp. Jah, undo, aga enam ei ole. Oota, see läks siis archive'i. Äkki see läks drafti lihtsalt. Ühesõnaga, archive'is on mingi meil nüüd hästi oluline. Kuplivaa vettä. Mis see oligi? Kuplivaa? Kuplivaa vettä. Kuplivaa vettä. Ja piss on pissa. Pissa kuplivaa vettä. Ja ka soomlastel on hästi populaarne see kossu-vissu. Kossu-vissu, jah. Ja mis oligi siis viin vissiga, ehk siis mulliveega. Ja see on sidruniga neil vist on ju siuke veits toasoe ja kossu-vissu on sidruni. No see on põhimõtteliselt skinny bish ikkagi. Skinny bish. Pishu. Kossu pishu. Ega tea, Soome turg on meil juba plaanis ja meil mis plaanis. Ja siis kui Lätti lähed, Läti eksemplaridele saate ühe S juurde panna. Lihtne. Piss. Piss? Purgi peal tegelikult ruumi on ühe S jaoks veel. Me jätsimegi selleks. Jah. Mis te sellest noorte uuest väljendist arvate, et kas me oleme surnud perse? Ma ei ole kuulnud. Siis tõlkes Arju teedes või Arvi teedes? Seda ma ei teagi, ma muidu olen väga up to date igast trendidega. Sinu seal TikToki Oliga, Arvi teedes. Kas see tähendab seda, et see on nagu, et kas meie põlvkond on perses või ma loen täiesti valesti? Nagu, et kas sa oled tõsine või? Arvi teedes. Kas me oleme surnud perse? Nagu meie ajastu, you for real? Põhimõtteliselt ja täpselt see, et for shizzle. Vana inimeste mõlemad. You for real, for shizzle.
väga hea, ei peabki tegema uusi asju. Noored ja soomlased peavad tegema uusi asju. Hästi, vaata eelmine kord, kui me Helsingis käisime, siis sul jäi käimata seal Jasper Pakkoneni saunakeskuses. Jah, just, sest ma ei tea, miks. sul oli mingi järjekordne mingi haigus, sul oli mingi... Ma lõikasin selle ära. Mul oli see nibu lõikasin ära, ma tahtsin olla one nipple. Sul oli steroididest oli see küno, nagu nibud hakkasid liiga alla rippuma. Mattias too periood tegi liiga haiget stero. See estrogeni tase läks kõrgeks. Tegi raaf. Ma ei saa sauna tulla. Veider Futurama tegelane sa oled. Zoid nips. Tegin lihtsalt sinu nalja uuesti. Aga näed, Rait on krampis. Jah, kus juures, kõveras. Kas me saaks kaameras? Põranda peal, surnud perse. Õigus ja sul oli see, et sul oli see sünnimärgi lõikuse arm oli ja siis sa ei saanud meiega saunakeskusse tulla. Ei, meil vist sellel hetkel oli reaalselt see, et ma olin selle teinud 3 päeva varem. Või 2 päeva varem isegi. Millest sa tulid Helsingisse nagu otse laualt? Või midagi sihukest oli ja, et ma nägin seda, näitasin korraks seal meie Airbnb's. See oli haige ja Miikal tegi mingi 6 aega hiljem mingis veidi otse erakliinikus ja vist ka perearsti juures. Perearsti kaudu ikkagi. Ei, nagu perearst ise tegi selle. Ühesõnaga tema sai mingisugune... ma ei käid Peep Ree juures sünnimärgi emaldamas. Ja sul on ka siukene mingi maandumisrada jäi või? Ta sai nagu siukse jäätamise armilist. Ja. Kuigi minu meelest oli sama suured, aga ma käisin perearstil uuesti näitamas, et kas see on normaalne või ma läksingi selle Tallinna kõige sitema kirurgi juurde, kelle eest ta mind hoiatus, ütles, et ära Nõmmele pane, seal on mingisugune laiskarst, kes ei viitsi väga. Ja ma panin ehitajate teele, mis on nagu Nõmme piiril. Ehk siis ma mõtlesin tervagi, et äkki see oligi see, aga siis ta ütles, et siin, et tema ikkagi see nahaarst, kes suunas, ta ütles, et tõenäoliselt oli ikkagi vaja nii lõigata, et see ei olnud lihtsalt see, et talle meeldib räigelt säuh teha. Tuli võtta sügavalt. Ja, et see võis olla siuke deep cut. Aga me ei saa kunagi teada. Mul lihtsalt on nüüd siiamaani mingisugused, ongi nagu maandumisrada on hea. See ei lähe ära. Nii pikk joon ja seal on reaalselt nagu kokku 10 täppi, nagu see maandumisrada on hea paralleel, ma seda polnudki enne mõelnud. Seal on need õmblusaugu täpid ka, sest ilmselgelt ma jõin algsi seal Soomes kohe ja siis ma õmblused unustasin ka välja võtta õigel ajal, nii et ma panin aja liiga hilja ja siis need sisse kasvanud juba ja ta koukis mingi kuradi skalpellikas neid välja. Ja ma mäletan, sa tegid selle klassikalise, kus sa tulid mingi veriselt, sa ütlesid, et sa ei saa meiega sama praamiga tulla, sest sul on hommikul lõikus, et ma tulen teise praamiga järgi, mis on juba nagu pöörane asi. Sama päev täiesti. Mis oli see, et nagu, et see ei olnud eluohtlik ka. Mis te tegite Helsingis? Nende show oli. Meil oli hea nagu, sealsetel eestlastel oli show, vaata, nad ei jaksa nii kaugele tulla Eestisse. Ma just mõtlen, kui lihtsalt hotelli läksid, et siis on okei tulla järgi. Lihtsalt läksime Helsingisse jooma. Aga see oli üks vintage Mattias moment. Lihtsalt öelda, et ma tulen hilisema praamiga, mul on lõikus hommikul. Ja siis korraks oli see, et ma juua ei saa, see kestis mingi 10 minti. Siis oli see, et ma usun, et viina ikka saab. Kanget tegelikult saab vist. Kõigepealt alustas viinaga ja siis tegelikult ma arvan, et viskit saab ka. Kas tahad ka? Mul on otsas. Sul on otsas, oota. Mul on siin lahtine piš. Kuulajale siis Johannes praegu valab värsket mõnusat külma pissi. Omale Burger Kingi topsi. Üks on päris rahaga sponsor, teine on lihtsalt see ennast surun siia. Kas seda viinaga? Siin Mattias Naani originaalretsepti valmistamine käib praegu. Tegemist on siis ükskõik, mis viinaga. Viina puhul bränd üldse ei loe. Siin puhul tõesti ei loe. Üldiselt ma joon Grey Goose'i, aga see on... Kas ma endale panin viina? Vaata. Ei, ma ei usu. Sa tahtsid Kainele, sul on Kristeriga vaata see õhtusöök pärast.
aga ei proovinud pissi lihtsalt laimiga. mitte, et et see laim ikkagi nagu, piss on ikka puhtana parem selle, et laim rikub selle ära ilmselgelt. Aga lihtsalt nagu limps, see on nagu limps. Ma ei ole nii laimi inimene, ma arvan, et mind huvitaks rohkem need mingid viskiga variatsioonid. et viski, piss ja jää. Jah, whisky, piss sour siis. Sooda, oota, mis asi on ju mingi sooda, Scotch soda. Scotch soda või? On ju? Peaks olema. Mattias on see kokteili teadlane, ta peaks teadma. Ma ei olnud lihtsalt sooja viskit. Ma ei olnud lihtsalt. Nii, mida odavam, seda parem. Minu lemmik on ka jah, otse pudelis sooja viskit. Tullamoor lihtsalt nagu läheb vastu diivanil nagu veidikene suunurgast valad sisse. Ei, vahepeal on nagu selline, ma ütlen, mulliga pikendades on ka nagu, see on mingi teine tunnetus juures. Et mida kindlasti saab see Pisswater bar takeover, mis peagi tuleb. Et seal saab nagu proovida neid kokteile. Tead, kus see toimiks praegu, kuna see on nagu jääb lihtsalt arhiivi, võib-olla meelde ei jääks muidu, aga see on nüüd arhiivis, et seal patarei kindlus, seda ehitatakse, nüüd seda, seal ei ole suvel midagi. Muidu see patarei ala oleks hea, kus saaks pissbaari panna. Lihtsalt Puntso, kui sa kuulad, et tegele. Puntso, kui sa järgi kuulad, siis pane kirja, tuleta mulle meelde. See suvi vist on see patarei sisehoov ikka veel peopaik, et see veel ei lähe korteriteks. Ma nägin, mingi kontsert on müügis, mingi Ann Marleen või... Mõtlesin, et sul on juba korter broneeritud, et sa tead, millal valmis. Ma olen Urmasele mitmendat aastat kirjutama, kuna ma sisse saan kolida. Kaua siin suvel mingi. Millal Sarika pidu on? Kui kaua te venitate seda sellega, et jälle kontserdid kuskil? Sa pidid rääkima, Mattias, mingi kinnisvara teemat või? Kinnisvara? Oota, aga teeme pausi. Teeme pausi? Pissu aeg. Teeme pissu. Pissu. Oi, segad. Jookse. Ja nüüd paneme pausi. Sa võid muidugi Pisswater sound efekti. Kinnisvarast samal ajal. Nüüd üldse ei koti. Võime rääkida edasi ka, aga tegelikult ei, oota. Sa küsisid, et kas see, ma ühesõnaga, backstory on see, et mul on siin aja peale minek edasi, miks ma panin mitte hoodie, on see, et ma lähen Kristeliga dinnerile. Ja sa küsisid, kas see on mingi kinnisvara ostmise dinner. Ei ole. See oligi kogu asi, mis ma tahtsin puudutada. See oli see, et meil sai lihtsalt see 10-päevane paast läbi, kus me ei söönud. Me ei tohtinud süüa suhkrut, soola, pipart, kofeiini, jahu, tooteid, gluteeni, liha. Meil oli 10-päevane siuke paast, nagu siuke hästi bland toidupaast ja nüüd me läheme lihtsalt võtame steigid. Tõmbame kohe mao kinni. ja te tegite seda, et lähedasemaks saada teineteisega või mis... Et koos vihata midagi. Leida ühine vaenlane, mage toit. Te vahepeal otsustate lihtsalt vürtsi tuua ellu sellega, et... Ei, see on see, et see on lasteta paaride asi, vaata nagu see... Kui see nii ütled, see kõlab mega kurvalt kuidagi. Ei, mõni võtab kassi, meil võtame dieete nagu. Sest meil on ürikord. Ei, see on, aga ongi see, et nagu kui sa räägiks mingisugusele väikeste lastega meie vanustele räägiks sellist, et tead, me proovisime mingit dieeti, see on nagu kust see, miks, millal see aeg või mis asi, see on pigem siuke lakke vaata, mis asi, et kuule midagi võiks nagu teha midagi. Aga ühesõnaga, Kristel sättis paika, ma lihtsalt mõtlesin, et fuck it, mis ma vingun tegin kaasa, sest mul oli niikuinii, kui sa arvad, et ma muidu voldin palju, siis mul viimased pärast tuuri 2 kuud. Ütleme, et iga lõuna pidi olema mingi purks või kebaab või mingisugune pitsa või et see läks ikka väga käest ära. Tähistasid 2 kuud. Sa olid nagu, et tuur tehtud, aeg tähistada. See võib olla tähistus või siis postpartum depression või post-tour depression või. See on ka levinud. Osad rockstarid teevad hero, sa lihtsalt hakkad voltima. Täpselt, ma vähemalt ei tea erapõlve nagu. Ma lihtsalt kasvan kodus. Bulkin. Ei, mulle sellel ajal tuli veits meelde, see kunagi rääkisid, et sul oli see teistpidi meeste body dysmorphia mingi hästi ammu tagasi, kui sa mingid kohukesi sõid ja ta ütles, et sa bulgid on ju. Ja siis mingi hetk selle aru, et see on vist valesti veits. Ehk siis mul on ka pikalt oli vabandus, et ma
tahangi nagu noh, veits massi juurde, et siis oleks nagu millest ehitada midagi, teadmata üldse mis see süsteem on. Ma täidan selle pusa ära rohkem. Siis mul on sest noh, rasv ja lihaskude on ju sama asi põhimõtteliselt. No nad on väga lähestikku ja nad on sellised, et noh, raske isegi öelda kumb. Oh, you fucked it up, man! Nice. Ja see oli kinnisvarajuttude segment. Me ei pidanudki rääkima midagi, see oli lihtsalt 5 teise selle dieedi jutuni, siis sa ei pidanud seda kuulma. Eks meil on perechatis on ka juba kõik teavad, et dieet sai läbi ja me võib-olla selline suur teavituskampaania. See kõik pidid teadma sellest, et Mattiase 10-päevane dieet seal. Vaat see täiskasvad inimeste jaoks 10 päeva on selline, et sa eile alustasid seda ju. Ei, ma juba tunnen, oota, mis oli, me olime õe juures olime ja siis mingi asi oli, mingi jutt oli see, et mingi teema, et miks meil vahel mingi segased ajad on Kristeliga nagu mingisugused, noh, et aja planeerimise osas on ju. Siis ma rääkisin seal uhkelt ja kõva, meil on siuke freelanceri elu, vaata, et siis ongi nii, et me oleme nii satureeritud ja meil ei ole siukest rutiini, vaata, ja siis ongi keeruline asju ajada, vaata. Ja siis keegi nagu väga ei reageerinud sellele. Ja siis ma hiljem sain aru, et õel on väike laps, vennal on 2 last ja siis mina lastetu tüüp räägin, et kuidagi noh, tead ongi keeruline, kui nagu mitu asja korraga on, et siis joomulikult jookseb juhe kokku, neil on kõik elu jumala paigas, lapsed kõrval, kõik on täiesti on-off, vahel on haige, vahel ei ole, kõik on täielik kaos, nagu ikka saavad asjad tehtud ja mina olen nii, et see on see freelancer lifestyle, et noh, veits ongi no, et vahel tuleb ja vahel, et mul pole seda rutiini, sellepärast ma olengi see kluuser. Ja siis õde lihtsalt vaatab kõrvalt. Et selle vee-businessi kõrvalt praegu on väga keeruline. Ei leia aega lihtsalt. Siis saad aru, et mingil ajal lihtsalt ole vait, kui oled lastega inimestega seltskonnas. Vaat see Pisswater on rohkem nagu minu beebi, võiks öelda. Ja ta võtab sama palju aega, armastust ja vaeva mu elust. 9 kuud läks, ühtegi naist polnud samas seotud asjaga. Nii nagu ideaalses maailmas. Big decisions are not female. Või siis big decisions. Big decisions. Great decisions, guys. Oh shit. Türa ongi läbiv, ongi see pissvesi. Full pro. Aga jah. See on see, kui ma ütlesin, et see on nagu hommikanuga, siis ma mõtlesingi, et see on nagu alatu reklaam. See oli see nagu referents. Igas saates on Koit Toom. Teil on siis see uus põne... see oli Ringvaates, nüüd ma oleks teinud kurja. Tahaks maitsta. Tahaks juba maitsta. Ei, jah, see on veider jah, see, kui sa tõid selle alatu ERR-i reklaami sisse. Kõik asjad me oleme ise ka käinud ju seal mingid. No, kommertstuur tulemas, kõik raha läheb meile tasku, riigik saab võib-olla veidi makse, aga kultuuriteadete alla läheb. Aga vaat see on selline teineteise selgade sügamine, just. Et mis ma vabal hetkel, miks peaks keegi minema endast rääkima sinna. You gotta play ball. Saad hommikul tulla siia lagunevasse ERR-i majja. Ja kui teie ei käiks, siis kes seda üldse vaataks? Täpselt. Minu selles suhtes ma kordagi Anu ei ole vastanud mulle ja ma ei ole käinud veel, aga noh, ma nagu samastun. Te kolmekesi käisid? Kamba? Ma ainult siis lubatakse Anu Välba stuudiosse. Saite saatesse ka pärast või? Sest Mattias käis ka. Me käisin, aga seda salvest lõigati välja. Me ei ole leidnud. Pandud eetrisse. Ei, me Tigraniga käisime enne seda kurikuulsat ninavunti, mis oli nagu, ma kuulen tagasiside järgi Eesti parim nagu mingisugune siuke duo kaksik. Mart Võrklaeva Röstiga nagu top 2 üritus. Mõlemad samas ruumis ka. Mul on võib-olla vana info, aga nagu sellel ajal, kui see väljas oli, positiivselt võeti vastu. Et ühesõnaga seda käisime seal siis, tähendab, rääkimas sellest, et mitte öelda promomas. Valmistasin ette, pidi mingi 3 musa video tegema, Ursulale tegin tagant reklaami, kõik tekst, delivery, super, kõik nagu lisabitti tegime juurde veel lisaks Indekale. Lihtsalt kadunud. Nagu kordagi polnud eetris. Mu emps väidab, et tema kuskil midagi nägi. What? Aga
minu meelest neil on, ma olen vaadanud ERR-i arhiivid, mitte et ma obsessed olen, aga ma olen ERR-i arhiivi läbi vaadanud, seal on mingid making of pildid, et me oleme seal stuudios, aga ühtegi osa või klippi ega episoodi ei ole, et me oleks eetrisse läinud. 5 aasta tagune aeg, millest sa räägid praegu. Just, vaata, palun, Anu Välba, kui sa vaatad seda Miikal ja Mikker podcasti, kuhu sa tahaks ise külaliseks tegelikult tulla. Anu, come on, please. Sa oled alati oodatud ka. Meil on külalisi või? Ma anun siin. Muidu on Matte selle varsti tagasi. Kas te kutsunud olete? Anu tuleks hea meelega. Anu tuleks hea meelega. See on see partnertehing peaks olema. Just. See, et kui mind lastakse ETV-sse nii, et ma ei ole Sandri selja taga. Üksi tuleb. Ei paista välja ka. Sa tahad üksi tulla? Ei, oota, meil on vist täis siis. Aga jah, ühesõnaga, äkki keegi ERR-i arhiivi inimene või mingi monteerija sealt, kellel on ligipääs. Please saatke mulle vähemalt fail. Arhiivi jaoks ma olen Anu saates käinud. Sellest 5 aasta tagusest. Just, kus me olime väga prepared ja meil olid kavad jumala head. Mis on kindlasti kuskil, see toormaterjal on kindlalt väga kättesaadavas kohas praegu. Just. Arvestades, et nad salvestavad, mis iga nädal. Aga sa nüüd selle uue tuuri raames ei käinud või? Ei olnud vaja nagu. Siiski sa olid iga nädal õhtusaates. Iga nädal õhtusaates. See oli siuke põnev kokkusattum. No sa läksid õhtusaates siis, kui tuur oli peaaegu läbi juba. Jah, see oli need lisashowd. Sa tegid seda vastupidist, sa alustasid pressituuriga siis, kui showd olid tehtud põhimõtteliselt. Et võiksite tulla, aga ei saa. Kuidagi läks niimoodi jah. Aga Rait, sul on see morphed arusaam, sest see stuudio on lihtsalt sama. Tegelikult need olid 3 erinevat saadet. Mis olid hommikusaade oli, siis oli see aastavahetuse saade ja siis oli see õhtusaade. Aga põhimõtteliselt paar nädalat hiljem tuli kohe see pissi ja jälle Mati. See oli eriti rets nagu siuke, et kutsuti pulli tegema ja siis nagu õhtusaatesse tavaliselt kutsuge edasi. Vahel on see, et tahaks nagu ise mõelda selle sisu. Et kui nad pitchivad midagi, siis on see, et hea mõte, aga ma äkki korra mõtlen ka, äkki mõtlen midagi siukest endalikumat rohkem. Aga selle puhul oli see, et S-aprill teeks naljakaid või võltstooteid, mis AI on genereerinud või mingid, me oleme ise tiimiga mõelnud, siis oli nii, et vaata. Just tahtsime pissi nagu launchida. Jah, meil oli just mõte, et teeks S-aprilli launchi, kõik arvavad, et see on nali ja siis õhtusaade kirjutab, et äkki teeks siis oli nüüd nagu prime time, kõige vaadatum saade Eestis. Lihtsalt kogu aeg on nagu selle pissveega see, et nagu, nagu see ei tohiks nagu toimuda nii, et lihtsalt teed ja siis, kuule, aga tule siia, sul on see, tule, teeme, tule, sina samamoodi põhimõtteliselt, kuule teeks ühe, tulege kahekesi, teeme. See on nagu, mõni inimene on seal nagu heegeldanud mingisuguseid pajalappe 2 aastat nagu please ostke neid Etsist nagu 1 paari müünd. Please, ma tahan üksik ettevõtja. Ja me oleme juba Soomes. Ja me oleme juba fucking Soomes. Mulle meeldib see väga realistlik näide ka inimesest, kes eksisteerib. Etsis pajalappe. See oli Mattis eelmine projekt. See oli see, mis läks mind ära tõmmati, et selle fucking pissiga tegelda. Sest kindlasti see inimene, kelle hobi on pajalappe teha, kirjutab kogu aeg õhtusaate toimetusele. Ma saaks Etsi lingiga tulla. Päris tooted on ausalt. Mul on isegi teie brändinguga pajalapp tehtud, siis on siuke fucked up taipoga õhtul. Õhul pole seda katust. 2 erinevat lappi, üks on Robi ja teine on nagu Jüri. Kodus enda õhtusaadet teha ja siis ahjuplaadiga välja võtta. Aga sa pead päris pajalapi alla panema, sest need ei ole väga paksud. Nende näod võivad põlema minna. Lihtsalt mõtleks, et iga nädal käib põhimõtteliselt mingi kokteilibar ka, nii et mingid kokteilid äkki tulevad varsti piss. Jah. Me siin äris oleme terve saate rääkinud kokteilid. Pay attention. Me oleme järgmine nädal. Ei, ma just räägin, et saate õhtusaatesse ka jälle minna. Teeb teha seal. Türa, ma lootsin, ma ei tee seda liigutust. Kingasokid tossuga. Jälle. Mul said otsa lihtsalt froteed. Suva. Ära üldplaani rohkem lõikada. Sa saad palja jala peal kanda. I love it, see on kõige parem asi maailmas.
ühe isalt pojad kindlalt. Mulle ei lähe mitte miski muu jalga, villane sokk. Mu temperatuur on õige, jalg on ilus, soe, kuiv. Rait, sa saad või Miki ju? Sa saad palju jala peal villast hoida või? Mul nagu ei ole villaseid sokke, millega proovida. Ma pean tervitama siin ämma, tema teeb mulle vaat. Äkki need on siis rohkem patsud. Äkki ta saab kõhtu saates. Seal on koera vill on siin sees natuke, koera karv. Et elus koeralt. Tõmbab üle vaiba nagu vahepeal. Just, täpselt. Väga hea. Aga ja mina seda ei saa. Aga sa saad siis, kas sa saad palju ülakäe peale ka kamsi panna või? Kamsi. Ma saan küll, aga see ei ole nagu nii mõnus. Näed, ma ei räägi siukestest asjadest vennaga lihtsalt. Nagu, kuule, kus by the way. Esimest korda näed venna sokke praegu. Ma tavaliselt ei vaata sellise pilguga. Aga muidu füüsikaseaduste kohaselt nagu villane sokk peaks olema nagu see, et su intuitiivselt tahaksid arvata, et sul hakkab palavam sellega. Aga tegelikult ta peaks olema just nagu hingavam, sest läbi nende kiudude saab õhk ringi liikuda. Nii on. Aga kas sul sokid haisevad muidu või? On sul need kleepuvad? Villastega on jah see, et ega neid väga palju pole, iga päev ei vaheta, aga kui sul ei ole vaja ka. Ma võin nädal aega käia samade sokkidega ja siis võib-olla tuleks ära pesta vahepeal. Ja siis on see, kus keegi ütleb, et nüüd sa ei või. Ja mina ise võiks teist nädalat veel, aga siis teise nädala lõpuks tunnevad kõik. Siit saad selle screenshoti Rait teha ja tekst talle, et ma võin nädal aega käia samade sokkidega. Kontekst ei tea. Ma kirjutan alla. Damn, okei. I approve this message. Sest äkki meil on lihtsalt erinevad jalad, sest ma tõenäoliselt on. Geneetiliselt erinevad jalad. Kui sa põrandal käid hommikul. Sa käid sama kiiresti kui mina. Kui sa kodus käid põrandal paljajalu, kas sul siis naksuvad jalad? Nagu käib selle... Põrand naksub. Ei, aga mõtlen, mul käib nagu põrand ei naksu, aga mul käib see... Sest mul on lihtsalt nii higised jalad vist või tallad. Ja ma olen sellest Instasse videoga teinud, see ei ole mingi riigisaladus. Lirtsuvad tahad öelda? Nagu siuke, jah, et nagu see... Naksumine on vist vale. See on vale sõna, jah. See nagu slapivad. Et mul jalad jäävad põranda külge kinni. Ja alati, kui ma soki panen jalga, siis mul on see trikk, et ma lähen duširuumi ette, tõstan jala üles ja siis lükkan selle nagu puhtaks, sest mu jalg on nii kleepuv, et ta võtab igasuguse minitolmu külge ja siis see nagu 3 tunniga see on, isegi kui meil on tegelikult äsja koristatud, ma võtan ikkagi mingi salatolmu veel kaasa. Et mul on äkki mingisugused jalad. Teil ei ole, kellelgi pole nii või? Ei samastu kuidagi nagu ei ole seda, ei naksumist ega lirtsumist. Puhtaks lükkamist ma tean küll seda. Sa teed vastu säärti? Aga mingit sükst üübermärga pole. Minul on, kui ma panen spordisokki jalga, siis mul on külm. Mul on kogu aeg külm. Spordisokk, nagu mingi frotee, nagu sa ütled. Ma tahtsin enne mainida ka seda, et ma ei ole väga kaua kuulnud kedagi frotee sokk. Nagu neid sõnu välja lihtsalt. Kas ma ütlesin ka või? Kallis, kus mu frotee sokk on? Ma mõtlesingi, et kui ma ütlesin spordisokk, sa ei saanud aru, millest ma räägin, siis ma ütlesin üheks sama, mis sa ütlesid. Ja siis sa rääkisid nagu nii spetsiifiliselt sellest, oi, milline fopa, mul on kingasokid. Frotee sokid olid otsas. Ma olen kuulnud seda, et kui sa kannad villaseid sokki, siis tavalise soki peal, näiteks talvel, siis see saab märjaks, siis villane sokk nagu tõrjub vett eemale või nagu ta ei tõmba endale sisse seda vett nagu see tavaline sokk. Sellepärast soovitatakse nagu palja jala peale tõmmata villast sokki. Niimoodi, et seal tekib mingi niisku. Kurat, üks tüüp on veel mõelnud nende asjade peale. Aga ma ei ole kunagi kandnud nii. Minul on ka, et kui ma panen tavalise sokki alla, siis on jama. Siis on ikka mul seal all külm ja jama. Ja matkajad soovitavad ka villast sokki selle jaoks, nii talvel kui suvel, et ta on selline universaalne. Ja kui tahad veel nagu ekstra mingit protectionit, siis paned villase alla ja siis tavalise peal. Niipidi. Niipidi sobib. Kui vastik see tuleb. See on nagu tõmbaks üle selle nõuka samet mängu asja sõrmega. Võiks mingi raamatu kirjutama sokkidest.
see on see ülejärgmise nädala õhtusaate segment. It's a great coffee table book. Vennad naerist, no mul on siin frotee sokk. Ja mul on villane sokk. Vändra mustriga. Äkki ta peakski... Esikaanel on niimoodi meie pool nagu, minu pool nagu. Ühed pool on villane taust. Frotee taust. Teisel pool on Nike Dry Fit. Siin on see Pisswateri esimese merch'i idee, vaata. Et teil on nagu see fännipakk, vaata, toetajapakk on see, et kus on ühed villased ja ühed frotee-sokid. Üks sokk on villane, üks on frotee. Dual personalities just like piss. Deal with it. Ostad 3 eurist vett, kurat käid niimoodi sokk. Sest ma ütlen, rahvale sokid meeldivad, me tegime kunagi. Ja läks või? Sest me müüsime kõik sokid ära. Ainuke asi, mis kõik otsa sai. Aga see on vist seal on vist see alateadlik asi, et inimesed tahaks midagi vastu saada, et mõni võib-olla nagu seda 1 eurost Patreoni ei pane, et lihtsalt niisama toetada, aga kui ta saab midagi vastu reaalse asja ja maksab 20, siis ta on nii, et jah, davai. Et öös Pisswateri kastis on nagu need sokid sees. Meil on seal me hakkame nagu ärisaladusi siin rääkima, aga sa mõtled neid mütse või? Jah. Meil oli siuke geniaalne mõte, et paneks nagu enda logo mütsi peale. Siia mütsi keskele siia. Nokamütsi. Mitte tavalise mütsi. Nokamütsi. Ja ilma nokata. Ja see Viljandi polgimüts ja ma vahepeal rokkisin neid. Siuke ma mõtlesin, et see on pultat. Või siis nüüd oleks, vaat kuna seda on nad juba liiga palju teinud ja need Viljandi folgi inimesed, et nokamüts ilma nokata. Aga nüüd see nokamüts, kus lihtsalt seda peaosa ei ole. Et see on ainult see nokk. See on vaisori. See on vaisori. See oleks ka hea, see roheline. Golfiga seotud eriti. Padelit mängida, tennist mängida. Damn! Ja, et me tulime, kurat, siin on 4 ideed juba. Selle saab pärast maha kirjutada. Ja siis, mis on pädeli ja tennis ajal hea? Juua vett. Trennivesi on see on pädel, piss pädel kapp. Meie nagu üritame kogu aeg sellest pissist nagu eemale minna. Thanks, dude. Ta vist tahab ikka tööd, tahab vist ikka mingi osalust. Pärast saada parve. Ma tahan seda punso protsenti. Seda sweet punso protsenti. Seda teadmatut. Sweet nectar of love. Seda mystery protsenti. Sellest võikski väljend saada, punso protsent. Hiljuti õppisin väljendit Jumping the Shark, kust tuleb. Smartlassi podcasti kuulasin. Et see on mingi, et half-assive on Jump the Shark, on ju, et sa midagi teed nagu poolelt nagu See on selline televisiooni termin selle kohta, et kui mingi sarja kirjutamine läks lappesse mingist hetkest, siis see on see, et nad hüppasid haid. Ja siis see tuli sellest, et Happy Days seriaalis see Fonsi tegelane Henry Winkle, jah, see, kes mängis Barry's seda vanat tüüpi. See tüüp mängis on ju Fonsi, on ju. Ja siis seal oli mingis osa, nagu hooajas neil olidki see, et neil olid mõtted nii otsas, et nad tegid mingisuguse terve episoodi sellest, kuidas selle Fonsi tegelase kogu goal oli see, et ta hüppab üle hai oma motikaga. Ja sealt tuli Jumping the Shark. Põnev siuke vahe, killuke. Smartless on hea podcast. Aga kas sa oled kunagi mõelnud, et ülipõnev segment nendele, kes ei tea seda podcasti. Nad alguses vaata peidavad seda külalist kuidagi, et kuidas nad seda teevad, et kui nad teevad veebi teel ju ei või. Neil oli, minu meelest neil on see, et neil on reaalselt keegi hoiab webcami füüsiliselt, nad peavad ees hoidma mingit asja ja siis neil nime ei ole. Ma olen aru saanud, et you can take it off now, midagi nad ütlevad seal. Suurim müsteerium. Väga põnev. Hea podcast, ma ei tea. Vaata. Kvaliteet on paremaks läinud. Algus oli väga siit heli. Mina olen esimest korda podcastis, annan intervjuud. Nagu, ma tahtsin öelda, et ma enne annan podcastis intervjuud, kui ma olen ühtegi podcasti vaadanud. On, jah? Mina olen selline tüüp. Mina ei ole suutnud kunagi. Ja ta pole ühtegi seda pohmellipäeva. Loomulikult Instas, kui mingisugused snippetid või asjad. Aga miks ta võiks Mattias pohmellipäeva vaatama? Jesus Christ. Ei, seda ma üritasin. Seda ma tõesti venna mõttes üritasin. Aga kes said aru, et te kohtute niikuinii nii palju? Ma sain jah mingi siuke
hambad ristis 50 nii-öelda soolo osasid sa ei pea kindlalt, ei peaks ükski sõber kuulama. Ma isegi tahaks, et ei kuulaks. See on niimoodi mõeldud, et kui mu perekond igatseb mind, siis siin on mina rääkimas üksinda. Mul vahel on isegi tunne, et ma varsti jõuab see, et äkki need esimesed 50 COVID-aegset osa, need on kadunud järsku. Sest varsti äkki jõuab see aeg kätte, kus mul on nii, et kas nüüd on vaja. Nagu COVID-i ajal alustasid või? Enne COVID-it napilt ja siis tuli COVID. Ehk siis see ei olnud COVID-i podcast, mul on see hästi oluline minu jaoks. Mina alustasin praeguse naisega natuke enne COVID-i. Näed, siis polnud ka COVID-i naine. See tuntud termin. COVID-i naine. Nüüd tuli meelde tuntud terminiga, et miks ma seda Henry Wilkeli Jumping the Sharki mainisin, oligi see, et punsa protsent on ka nüüd väljend. Mõni on see, et sa tahad mingit head suurt ringi teha, aga see ei ole üldse väärt seda. See on nüüd see mingi... Läbi sai või? Tehtud. Keegi helistab stutsi. See, kus täpselt... See on ju Mattiase telefoni helin. Tal on tavaliselt täpselt selline. Aga ma kuulen, et hakkivalt, aga meil mingi telefon heliseb. Väga hea. Siis selleks, et... Siri answer. Yes. Siis... liigume nüüd teise vaaturesse segmenti. Ma näen su küsivates silmadest, ma teen sulle tutvustuse, Mattias tegelikult tõenäoliselt ka ei mäleta ja tegelikult, kes kindlalt ei tea, on kuulajad ja vaatajad. Ja sellepärast ma tutvustan kõikidele teile, mis nüüd juhtuma hakkab. See oleks rohkem täis kui meid. Meil on jumal. Ma võtsin ühe lonksu, Mattias, maru kange tegid selle. Üli palju laimi. Tähendab, me ei ole ka täis, lihtsalt lõbus. Väga täis olnud. Aga nüüd tuleb selline osa, kus me hakkame kuulama meie saate kuulajate muresid, probleeme, küsimusi, mis on need, mis need peaks olema. Me saame kohe teada, mida nad tegelikult saatnud on. Formaat ise minu peas võiks olla selline, et mikaeljamikker.ee on see aadress, kuhu saab saata heliklipi ja et see oleks selline nõuande segment, on ju, et kus me oleme nagu head... nagu kui parima sõbra käest küsid nõu, on ju, et vahepeal ikka jagatud mure on jagatud ja pead nagu väljas poolt selline ajurünnakut tegema, et mis sina selles olukorras teeks? Meie saame küsida siis, jah? Meie saame vastata. Aga miks mitte ka vastata teise küsimusega? Kui järgmine nädal keegi helistab, et ma olen aru saanud, et villaseid sokke keegi ei kanna oma lihtsalt palju jala peal. Ootadu! Ja küsimust ei olegi, aga lihtsalt nagu... Ma olen aru saanud. Nii. Tuleb esimene siis. Tuleb esimene. Päikest teile. Kuulan siin teie seda 20. saadet, kus Maria siin jagab kõva seksimise juttu. Et tema sai kirja postkasti. Jagan enda lugu, kus oli olukord, kus naaber tuli ise, mingi vanem paar oli naabriks ja tuli koputas järgmine päev, et tema naine ei saa magada, et me seksime öö läbi. Ma ise mõtlesin, et tänan komplimendi eest, et öö läbi ma ka nüüd ei jaksa seksida, paaritunnine raud võib-olla oli, aga et ei saa seksida või see ei saa magada, et te seksite nii kõvasti. No mina siis läksin puhtalt siiras südamest, mõtlesin, et ma ostan siis apteegist kõrvatropid ja peale tööd läksingi naabri juurde, koputasin, et näete, et ma ostsin teie naisele kõrvatropid, et ta saaks magada. Te olete võinud näha nende nägusid. Püha iha täis. Ja nad ei olnud üldse rõõmsad selle üle, et ma neid siiralt südamest aidata tahtsin. Nii et kirjaki on isegi veel leebe variant. Aga jah. Igal juhul nüüd neid enam seal ei ole, mind ka sealt enam ei ole. Aga igal juhul ka selline jagamine oli.
kuulan edasi teie järgmist saadet. Teil on väga toredad saated, hea meelega alati kuulan, autoga sõites on nii mõnus kuulata. Igal juhul kõike kaunist ja päikest ja edu edasisteks ägedateks saadeteks. Kuradi super outro oli tüübil. Polnki. Ja, nii ilus. Ehk siis põhimõtteliselt tappis naabrid ära tundub. Kõratrappidega. Enam neid pole. Siis nad ei kuule, kui ma öösel nende kortesse. Pane 2 tükki ninna ja 2 tükki kurku. Kõrvatroppi lämmata. Okei. Let's rewind siis. Samas, Rait, kas sa mäletad, mis see seos oli sellega, mis Maria rääkis? Et Marial olid mingid naabrid, kes seksivad valjult või? No Maria ise või? Oli või? Või et ta ise kirjutas. Et pandi postkasti, aga ta ei vaatanud postkasti kunagi, siis... See on väga hea, et me olime... Postkast sai juba hästi täis. Ja siis ära kolis sealt, siis vist leidis selle kirja alles või? Minu meelest oli midagi sellist. See, kus mina ja Raiter olime mõlemad füüsiliselt siin, kui Maria rääkis seda. Aga meie teeme paremini. Aga women yapping, you know. See oli mingi paar nädalat tagasi. Seal juhtus palju. Siis välja kolides kiri 67, te ikka veel kepite valjult, palun. Hästi tore on ikkagi see ära, kes helistab... Ukustada. On ka paar tundi. Paar tundi latt kõva panema. Võib-olla siuke paar tundi kuradi andmine oli. Terve polnud, aga paar tundi oli. See on see optimistlik nagu elluvaade. Kui su mis iganes, kas alt, kõrvalt vanad naabrid koputavad uksele, et palun, kas saaks magada. Et öö otsa käib mingi kepp ja siis öö otsa, mis te nüüd komplimenteerite mind, ma maksimum 2 tundi kestab. Ma ainult 2 tundi. Ma veel läheks jätkama, te olete ka, mis sessia, nagu me naabrid niikuinii teame 11 juba päris hästi. Aga see, et kõrvaletopid tõi, see oli juba viisakas, te oleks võinud lihtsalt kondoomid tuua, et pange ise ka, ajame sünki selle looma. Heliisolatsiooni tuppade. Selles suhtes tegelik viisakas asi, mida teha, temust telli need švammid seinte peale. Korteriühistule peab tabeli selle, mis ajal võib. Kelle kord on palju keppida. Kolmapäev kell 9 õhtul kogu maja. Kepp lõppegu hiljemalt 12. Et siis me peame nüüd nõu andma, Ta vist rääkis ära, et mis lahendus oli ja kuidas nad olid veidi solvunud ja nüüd neid seal enam pole, nii et pigem on see, et kuidas mõrvaga puhtalt pääseda küsimus meie poolt. Võib-olla nõu anda inimestele, kellel on selline probleem. Kellel on probleem, et sa ise kepid valjult, sorry, ma ei aita sind. Mis asja, sa saad naise häälitsema või? Sa saad naise häälitsema või? Ole vait, Sul juba on võidetud elu. Kurat, kui ma leiaks selle koha isegi üle. Kuhu see panna tuleb? Kuhu see panna tuleb? Ma jebin, lõpuks paned ikka ise aastaid üritanud, ükski naaber pole ühendust võtnud. Ainuke review, mis sain, on nii tore vaikne naaber. Ekstra ostsin korteri kuskile puumajja. Ikka ei saa naabriga ühendust. Ikka ei ole piisavalt vali see nohisemine, mis meil on see piinlik siuke, kas alustasid juba? Ja siis lõpu see hea tööd. Võta mind kaitse. Vabandust, et jälle juhtus. See on liiga vali on. Arjaga üle. Võtame järgmise. Tuleb järgmine. Igades tegija vend. Tere Miikal, tere saatekülaline ja tere Rait Kangur. Minu küsimus on ainult Miikalile ja küsimus kõlab umbes selliselt. Ma õpin Tallinna kesklinnas keskkoolis, aga ma ise elan äärelinnas ja koolis käimiseks ma kasutan Läänesuune ronge. Varasemalt on minu sõidugraafik kattunud Miikali omaga ja olen sinuga tihti rongi jaganud, kui sa sõidad, tavaliselt sõidad järvele. Ma eeldan, et sa lähed sinna trenni või Rimmarisse mingi kohupiimas. Okay, Rait pane kinni. Aga kuna ma olen su stand-upi fänn, ma olen tussikate fänn,
ma olen Miikali Mikri fänn ja ma olen üldiselt Miikal Meemaa fänn, siis nagu tekib, mul on siuke tunne, et paljude inimestega tekib see, aga et kui sa kuulad nagu kellegi podcast'i, siis sul natuke tekib selline tunne, et sa nagu tunned seda inimest või jah, sul nagu tekib mingisugune arusaam või mulje selle inimese kohta. Ja et kui ma kuulan nagu tussikaid ja Ari näiteks ütleb, et tussikate fännidel on nagu, et sa vaatad nagu nii silma ja sa nagu näed ära, et nad on ikka nagu päris inimesed või et neil on nagu kõrgem IQ või et nad on nagu siuksed intelligentsed, siis ma olen nagu okei, räägid minust praegu. Või siis kui Ari näiteks ütleb või Miikal ütleb, et see inimene on nii-öelda maalt pärit, et siis ma nagu tean, et nagu nüüd minust ei räägitud. Et siis mul on jah nagu tekkinud mulje sinu kohta, Miikal, et rutiinsusel on sinu elus suur roll ja sulle meeldib teha asju nagu väga plaanipäraselt ja läbi mõeldud. Ja sellepärast on mul viimastel nädalatel tekkinud suur mure ja ärevus, sest et ma ei ole sind enam rongis näinud. Ja minu küsimus sulle ongi, et kas kõik on korras või kas on midagi juhtunud? Mille peale ma kliimaksin? Sa ei pea nagu selles suhtes muretsema, et nüüd sul on mingi crazy stalker fänn rongis. Ära selle pärast muretse. Kui ma sind uuesti rongis näen, siis ma ei tule sinu juurde, ma ei pöördu su poole. Ma isegi väga ei vaataks su poole, et ma märkaks ära, et sa oled rongis. Siis ma teeks näo, nagu ma ei tunne sind, et kuulin välja näha või et mitte siuke lame fanboy olla. Aga no vähemalt mu enda süda oleks rahul, et siis ma nagu teaks, et sinuga on kõik hästi. Aitäh! See, kus see podcast ilmub regulaarselt. aga küsimärgi all on, kas minuga on kõik okei? Oled sa ikka elus? Äkki me oleme aastaid ette salvestanud seda. Aga see, kui ta alustas seda pikka põimlausega küsimust, et Miikal, sina kui suur rutiin sinu elus on suure tähtsuse all, siis algas nagu väga tugev, hea, läbimõeldud Anu Välba küsimus. Nagu siuke täpselt siuke jalg üle põlvele ja siuke, et nii. Kus ta oled? Aga kus sa tegelikult oled? Väga tore, väga... Ta ütles kesklinnas koolis, mina arvaks, et kindlasti eliitkool üks väga artikuleeritud tüüp. Tegelikult on hästi lihtne kohe hakata nagu maha tegema. Ei, ma ei teinud maha. Mina ise tundsin, et võib-olla mina hakkasin nalja tegema tema. Ei, no ma tegin ka paar pihku panemist, rongid pihku panemist, võib-olla kohe. Ja selle kooli nimi on nagu sealt alt korruselt. Paus! Kaua sa selle nalja peal istunud oled? See päris taba. Mul isegi tuli nagu ringiga, mul tuli meelde, et selline kool on ja siis ma sain referentsist aru ja siis ma hakkasin naerma, mul jäi topeltlayeriga. See oli umbes nagu see businessi domain. 2 päeva. Kak. Niimoodi sul omos Quicksilverist. Kajakad. Vaat tõsi ta on see, mis ta ütles, et kui kuulad podcast'i, siis tundub, et tunned nagu inimest. Jaa, see on väga hästi. Sellepärast Johannes ei saagi su podcast'i kuulata. Ta ei taha nii hästi tunda. Tumat. Liiga palju sissevaatamist, arutamist. See, kus väike tasku Mattias kaasas. Sõidad üksi autoga, aga Mattias hääl käib üle, see on lihtsalt. Aga kas sul on siis rutiin muutunud või? Käid sa teisel ajal koolis või koolis? Ma lõpetasin, jah. Lõpetasid ka. Meie treffamised purunesid läbi selle, et ma lõpetasin suu kaagimise. Mattias, kaua sa olla saad veel? Ma saan olla pool tundi veel, mul on tegelikult 3:30 on restobronn, aga ma saan öelda, et ma jõuan väikse hilinemisega. See resto on siin allkorrusel. See resto on siin allkorrusel ja see on Burger King. Aeg tähistada 10 päeva
mis iganes projekti täitumist. aga ma teen tegelikult selle ära, et ma kirjutan ma elukaaslasele, et jäta see pissireklaami idee meelde, Kristel. Voice memo. Podcasti maailmast nagu nullteadmistega Burger King tundub niisugune väga suur, see on väga suur bränd, mis ja diivanite vahele toppida, et see on päris niisugune, et siit edasi on ainult kosmos. Just. Jah, piss Burger Kingiga siin. Mis veel võtta on mingisugune... Lagi on ees, siis tegelikult on juba suht kurb olla. Peadki välja poole vaatama, jah. Mars Bars. America. Mars Bars. Said lähedastel öeldud, Mattias? Tahate midagi veel öelda meie eelmisele helistajale või võtame uue? Ma ütleks, et väga tähelepanelik inimene. Tõsi ta on, et see klassikaline rongiliin, millega ma trennis käisin, sellega ma ei sõida praegu. Aga ma hoian saladuskatte all, millise rongiliiniga ma sõidan praegu. Just. Ja mul pikalt... Küldas üles leiab. Mul pikalt oli see, et kui detailselt oma iste kohta valib, et ta siin kindlalt näeb, aga siis mul tuli meelde, et see su pea on ju nagu diskokuul, et see helgib terve vaguni välja, nagu kuradi näed küll, kus see shine tuleb, noh. Mulle meeldib, et sa tõid oma selle hommikuraadio hääle korraks selle Alari Kivisaaresk ikkagi aasta 2025 mees raadiohääl Mattias Naan näitas korraks millest ta tehtud on. Jah, kas te saate tulla kaasa? See on kerge tulema. See on see, et ma olen nomineeritud seal Kroonikas. Ma tutvustasin Bruudile seda ideed ja talle ei meeldi. Ma sain resoluutse ei. Selge. Et ma ise hea meelega tuleks. Siis ma võibolla panen kutse üldse oportunist Daniel Weinbergsile. Sul on pluss ühte vaja. Jah. Meil mõlemal on vist Kristeliga plussid ja siis me mõtlesime, et võtame mingi kellegi kaasa. Mis on Kroonika meelelahutuse auhinnad? Seal, kus mind on nomineeritud samas kategoorias, kus Mallukas ja Kristiina Värtelmark. Aga siis tule. Ei, lihtsalt ma rääkisingi, et ma naist ei saa kaasa, et kui sa tahtsid nagu pruuti. Ta on ainult pluss üks. Ta saab ainult ühe inimese kaasa. Siis võtame kellegi. Kui tema ei taha tulla. Jah, davai, okei. Ja, et me siin rääkisime kõigile seda. Pakke kommentaari. Ma saan eetri ajaks on see pidu juba läbi. Nad teevad mingid 7 kuud ette. Ja, et me Ülenurmest alustasime. Piss pole tegelikult väljaski. Ropid. Sellel rongi tüübil oli tegelikult point. Kus sa oled? See kõik on tulevikus. Ma nägin siin drogis, sa nägin nii palju vanem välja. Tavai, tuleb järgmine. Võib-olla. Hei Mikael, kõndisin ükspäev tööle ja siis tuli siuke huvitav mõte ja siis terve ülejäänud tee mõtlesin ka selle peale. Igatahes küsimus. Kas sulle või mõnele teisele koomikule on tehtud pakkumine mõne ettevõtte poolt, et raha eest sa promoksid nende toodet või teenust? Nagu töötaks enam-vähem sarnaselt nagu sotsiaalmeediaturundus, aga lihtsalt sa promod seda toodet oma setis. Iseenesest nagu hea idee, sest ma olen kuulnud, et keegi oleks seda nagu teinud või kuskil midagi, aga samas küsitav on nagu see osa, et kui palju see päriselt paneb neid inimesi seda toodet nagu rohkem ostma, ehk siis kui hea turundusväljund sellel on. Aga minu arust hea idee, aga mis sa sellest arvad, kui keegi teeks sulle sellise pakkumise, kas sa oleksid sellega nõus, mis tingimustel sa oleksid sellega nõus ja päikest. Ja kas sa tahaksid enda uuel tuuril promoda Hot Lipsi? Äkki oleks teema. Ehk siis, et sa teed biti oma seti ajal ühest tootest. Hidden siuke. Minu meelest üks koomik on seda teinud,
mitte teadlikult. Aga mitte raha eest. Aga mitte raha eest, aga kindlasti on selles mõttes palju, et kui sa jälle seal on see, et huumor vahel tuleb sealt spetsiifikast, on ju, et sa mainid kindlalt mingit Circle K-d, et mingit kabanossi ja mis iganes. Siis, aga... No, et selline pildi maalimiseks vahepeal sa vahed inimesele nime, on ju. Just, et tegelikult saaks kämmida seal küll, et ma teen meelega selle, et ma muudan Circle K Alexelaks, sest mul on tuuri filmimine, ma saan, siis ma muudan selle ära. Või no see, et kui kõik räägivad jõusaalis, siis nad alati kasutavad lihtsalt MyFitness. Et see, et sul ongi nali, et MyFitnessi saunas tuli mingi tüüp, aga noh, pole kordagi mõelnud MyFitnessile arvet saata sellest. Aga mul kunagi oli teooria, et võib-olla Kaarel Nõmmik ütles seda, aga äkki oli mul. Tõenäoliselt oli mul see teooria. Sinul on parem. Sest et siis kui Tigran veel tegi open mic'e, siis tal oli pikalt üks bitt, millel polnud üldse vaja mainida, mis coffee shopis ta käis, aga ta ütles alati, et mul on sõpradel coffee shop The Brick. Ja siis ma käisin seal ja siis alles algas siis lugu, et kuidas ta pidi oma ema mingid pirukaid sinna viima müüki ja siis midagi jälle läks emaga nihu ja siis seal oli nali. Aga ta kogu aeg alustas seda nii, et mul on sõpradel see coffee place Telliskivis The Brick. Seal meil tekkis Kaarliga teooria, et kas ta äkki saab sealt mingit nagu endorsementi, et ta peab selle iga kord ette ütlema, sest see polnud üldse oluline loom. Aga tema oli ju see tüüp ka, kes nagu alati otsis seda nii-öelda mitte endorsementi kui sellist, aga nagu seda nii-öelda tunnustust. Ehk siis ta nagu ju alati tegigi, üritas mainida kedagi kuskil, et ma see tüüp ja alati elas kaasa kõikidele oma sõpradele. Võib-olla, tõesti, jah, see on see, kuidas nad räägivad. See on see kultuuriline vahe. Kultuuriline vahe. Et need... Surkadel ja eestlastel. See on alati saaks netis selle. Mida ma ütlesin? See sõna tuleb tagasi, Mattias. Ma ei tea, see on nagu see... Ei, see on just naljakas. Sa väga teadsid, millega sa just mängid. See tegigi selle naljakaks, et sa olid väga teadlik sellest ja sa teadsid täpselt. Aga saamegi siin diskuteerida, sest ma tegin enne täpselt sama nalja ja seda välja ütlemata. Ja siis, et neil ongi nii, see oli ja, nagu joke. Ja, natuke nagu see Futurama asi. Aga siis sa tegid lisasid selle tegid nagu eriti konkreetseks. Lõunamaa inimestele. Väikese. Ära lõpeta seda last. Nagu näiteks mehiklastel on ka vaata. Pere on ikkagi hinnas. Jah, just. See on kultuuri erinevus. Aga no päriselt ka. Jah. Et no me siin nailatame, aga on ju. On ju. Keda me nagu... Ja see on ainult tegelikult imeks pandav. Mina nagu kadestan seda eestlasena. Jah, seda küll. Seda küll, vaata, eestlasena tahaks ka, et nagu see toetav grupp oleks ümber. Just. Mitte lihtsalt teised eestlased. Kogu aeg. Kuna sul võiski ju 2.50. Ja, just. Seda hakkasid vettega. Lollid. Mul see on kraanist ka väga hea. 2.50. Get bent. Samal ajal 4 € käfiini. Saab ainutatud, nagu noored ütlevad. Jah. Aga tegelikult nüüd see on väljas juba, ma olen näinud neid ääde, siis küsijale. Ma olen neid äädina näinud TikTokis ja Instas. Siis mulle pakuti ühte üritust, algas nagu, et erakeika ühele pangale. Et tehke sellel stiilis, selles teemas. Sellel teemal tehke nalju, see on mingi konverents ja siis seal on stand-up vahel ja siis oli lõpuklausel, mille pärast ma ära ütlesin, oli see, et ja siis me filmime selle üles ja need lähevad reklaamiklippidena üles, need joke'id, mis te selleks 1 korraks kirjutasite. Ja nüüd ma olen näinud neid feedis, kus üks meie kolleeg ongi siis on nii, et on kuskil, üks mitte Huumoriklubi liige ega Comedy Estonia liige, aga... Ma täpselt hakkasin mõtlema nagu see, et... Kait Kall. Ma ei mäleta, et keegi seda teinud. Kaidu nagu, et ta kirjutas mingid, on mega hea kirjutaja minu meelest, kui on vaja nagu teemal kirjutada midagi. Ehk siis ta võttis vastu selle, sest see on ta mingisugune forte, nii et noh, mul on see väga nõrk osa.
ja siis ongi, et Frotee. see on tema frotee. ja nüüd mul on tulnud ette need sponsorklipid SEB, ütlesin panga välja, nüüd on pohhui ka, ma ütlesin Kaidu ka välja, SEB Eesti reklaamid on need, kus Kait Kall teeb mingeid bitte. Kellegi pole ikka SEB-d. see tühjus. Et ühesõnaga, et see on nagu üks vorm sellest, mis tegelikult võib olla. Et hästi pikalt on olnud see, et mingid pakkumisi on ka tulnud, et me teeks reklaami, kus sa oled nagu siuke laval ja siis räägid, ma ei tea, mul ei tule meelde, aga mingi sarnane on, kus sa räägid mingi jäätisest nalju ja siis see on nagu comedy club ja see ongi reklaam. Ja siis mul on alati olnud see, et mingid asjad on pühad, et ma ei hakka nagu stand-upi reklaamiks tegema. Ja siis... Ei, igal asjal on hind, ma olen alati seda öelnud, et selles suhtes nii kaua, kui ma mingi variant seda nagu kuskil panna, et ma ühe korra olen saanud selle, et kus keegi kirjutas, et et käisime seda Ari ja sõbrad vaatamas, et see oli see pakett reisidest, nali väga meeldis, aga vaat see, kus sa... Ja see oli täpselt see, et ma ütlen lihtsalt S-Travel, sest see on nagu SA mõte, mis mul pakett reisidega tuleb ja see on selleks, et nagu elu sellele anda veits. Ja siis, et mis raha eest sa oleksid nõus S-Travel muutma nagu meie firma selleks. Ja siis mul oli see, et see Ari ja sõbrad 8 One Night Only show'd said just läbi ja läks nagu selle numbri peale, kus mul on moment tunne, et ma ei saa kuskil seda teha, sest seda on mingi 8000 inimest näinud praegu. Et huvitav pakkumine, aga ma ei tee seda momendil edasi. Aga see oleks ju tegelikult mega quick pakk olnud nagu. Kui lihtsalt see... Kui ma teeks seda edasi. Aga kui nüüd tuleb tuur ja siis keegi tuleb, et sul on see väga hea mingi... purksi nali, et... Ja vaat seal ongi see probleem, et ega inimesed ei tea ju ette, vaata. Et need show'd, mida ma praegu teen, seal ei ole pakett reiside nalja, vaata. Okay. Aga nagu Dave Chappelle, vaata, oli hästi veipis alati. Et huvitav, kas seal on mingi... kas seal on ka endorsement, et tal on mingi lemmik veip? Philip Morris. Ta rääkis päris palju oma sellest veipist. Kunagi. Sellest on mingi 3 aastat. Ja Mattias lava peal ei piss Waterit. Jah. Ainuke nagu stand-upi vaatevinklist, ainuke miinus pissi puhul asutajana ja osanikuna ei tohiks neid asju öelda, aga laval mega sitt juua mullivett. Nagu pika aja peal see, et nagu... Ja aga sellel ei ole nii vänge mulju. Me just üritasime hästi mullista. Miikal üli hea promovend praegu. See üli hea. Sellel on lava jaoks mõeldud jook, selles, et kui on ikkagi... Sest ma kogu aeg on saate ajal seda, mul ei ole nagu seda... Teha nüüd vahepeal mingid... See on võib-olla... See on viinast ja laimist. See on I get it. Sellest mul on need puhitused. Ja kõrvetis ja kõik see sitt. See on mingi pere asi. Aga see ei olegi pissist, Meie toode on puhas. Et võib-olla, ma ei tea, kuidas sa jõid seda lava peal. Et võib-olla sa üritasid liiga palju korraga juua. Ei, ma lihtsalt mäletan, ma olen millalgi võtnud neid muid gaasijooke lavale ja siis on pekkis olnud mingisugused, vahepeal mul olid need klaapmateed laval. Aga see stand-up ei peaks olema nagu siuke asi, et ma lähen ja olen nagu teen krooksu ja kuradi lasen peer või kuradi. No eriti Mattiase puhul ma arvan, et publik lepiks selle väikse krooksuga. Jaa, aga Mattias ise vist ei lepi. Jah. Suvetuuril siis piss lavale ja proovi ära. Väga hea. Suvetuur tuleb, on ju? Suvetuur tuleb, selles mõttes, et kastid kaasa ja nagu... Ei, me teame, seal on pooled inimesed on kindlad seal rotid, kes kui annad neile tasuta midagi, siis nad joovad seda nii, et ja siis on vaja lihtsalt fotograafi. Või aga suvetuuril nagu selle putka ees ja paar inimestele. Me oleme tegelikult sellest Punsoga rääkinud. Punsol on veel, veidi mõtleb, kus ta viitsib sellega tegeleda. Aga Punso ei tule tuurida? Ta on nagu Punso protsendi eest, ta ei ole nõus. Aga teda ei kutsutud lavale või? Seal on kindlad süsteemid ja kui Punso saab, siis see võib tähendada, et mina ei saa. See on, ütleme nii, et äkki siis hoopis mina lähen. See oleks kõigile võit. Niimoodi. Pulsa protsent, aga jah, üldse tuuribussi tahaks teha Peace Wagoniks ja meil on kõik nagu paberil on ilus nagu.
Ja kõik on läbi mõeldud, terve see suvi pissbooter üle Eesti. Kui sul lähed mingi 10 tüübiga, kes on ühe nimetaja all, kes need raha ei taha meilt? Nad väga tahaksid kindlasti raha, selles mõttes, et ega me nii head sõbrad ei ole, tegelikult me oleme kolleegid ikkagi. Et selles mõttes, sellepärast ma ei olegi juba peale lennanud, et ei, pane purk kätte ja teeme pilte. No vesi on õnneks selline asi, et vastasel juhul me lihtsalt ostame ise seda. Et see on... See eelis on ju. Alati on, mis on ka tegelikult lihtsalt tüütu nagu käia seal, me oleme aastaid nagu see, et jõuad kuskil kohe, okei, lihtsalt toidupoest läbi, et sa saad neid mingi pudeli vesi lükata korvi. I love it, see on meeldib. See on hea, et see on meil see brainstorming koosolek, see kogu podcast. Kuidas saaks veel siis? Mõte tuli veel, vaata see Red Bulli auto, kus on see suur purk, selle pissis. Sõidad sellega ringi järgmine kord. Aga mis me selle purgi asemel teeksime? Ja Red Bullil on nagu naised, aga teil on mehed. Neil on nagu seksikad naised, aga teil on seksikad. Frotee-sokkides mehed. Ja nende fortee on olla mehed. Pissimehed. Ehk siis see kuulaja, kellel oli väga spetsiifiline küsimus, siis... Et vist tegelikult vastasime kõige detailsemalt sellele. Ja et kui see on konkreetne pakkumine, siis pakkumisi saab alati teha ja läbi rääkida. Aga see on vist nendest diilidest kõige hash-hashim. Sest et miks mulle meeldib Instas teha promo on see, et ma saan sinna meelega, ma tahan väga, et seal oleks koostöö hashtag juures ja värgid. Mulle siuke varjureklaam ei meeldi. Aga see... Varsti sa paned selle suure teksti peale reklaam. Et selle stand-upi biti siis see peita asi, see on ikka, see on... Ma arvan, et see oleks 10-kordse hinnaga, sest see on nii nagu personaalse asja sisse peidetud sala ja reklaam, millest keegi ei tohi teada. Jaa, aga see ju eeldab seda, et sa oled meeletu publikuga inimene ja väga austatud inimene, mida sa ei ole. Ei, ma räägin nagu Ricky Gervais näiteks läheks nagu lavale ja ütleks kogemata, et ainuke asi, mida ma söön on TikTok, et siis see on okei, ma annan sulle 2 miljonit. Tal on ka Fosters laval. Fostersi õlut joob. Ehk siis seal on võib-olla jälle, kas talle lihtsalt meeldib. No nüüd ta joob tõenäoliselt enda viina juba. Vaatan on see enda mingi Dutch vodka või... Aga eks see on mindseti küss, sest kui ma hakkasin COVID ajal striimima 12 inimesel on ju, siis isegi siis ma katsin teibiga Saku Kulla logo kinni, sest ma ei tahtnud nagu tasuta anda endorsementi, et tegelikult on ju suva ju. Tegelikult on mega suva. Ma hoidsin oma Monsteri purki frotee-soki sees, et publik ei saaks tasuta reklaami. Ei saaks aru, et see on sinu fortee. Oh my god, piss-sokid, aga see, et sa saad nagu suvel kuulerina hoida neid. Suvel kuulerina hoida, Et see, et siis nagu käsi ei soojenda pissipurk ära, kui sul on pissisokk otsas. See on sama kujundus nagu purk. Hõbedas. I love it. Elav hõbed. Teeme. Väga hea, toodame. Siin lähedal on see üks sokivabrik ka. See suva. No ütle siis välja. Jesus Christ, Mattias. Sokisahtel, ja me oleme siin hoopis Pärnu maantekandis, sokisahtel, Nii. Tuleb järgmine või? See oli lahendatud. Boom. Grillitud. Rahvale elaval leegil vastused. Tšau Miki, kuule, jälle mina siin. Ma ei jõudnud ära oodata, kas Anna Roones tuleb või mitte, kuna mul tekkis üks pakiline küsimus, nii et ma küsin ruttu ära selle. Hakkan lähiajal kolima ja siis mul on kappi jäänud mingid riided, mida ma pole ammu kandnud. Ja üks riietusese, mul on seal sükene vana OG tussikate heavy mentali roosa särk on ju. Ja siis ma olen seda elus ühe korra kandnud ainult. Ja siis ma mõtlesin, et kurat, ära ka ei viska, et tal on ju väärtus. Et see, neid särke on siin, särgi peal kirjas, et see on 124 särgist, on ju. Eks ma hakkasin mõtlema, et kurat, kas selle väärtus nagu tõuseb ka või? Kas ta on nagu väike bitcoin mul kapis seal või? Et kas ma peaksin selle alles jätma, aga samas ma ei kanna seda enam, ma olen kuradi paksuks läinud ja see on natuke väike mulle. Aga jah, et küsimus siis, et mis ma teen selle särgiga on ju, et jätan alles või, panen müüki või mis sa arvad, kas väärtus tõuseb või ei tõuse? Ja kas teil on kodus ka endal mingeid siuksed obskuursed asju, mille väärtus äkki tõuseb tulevikus ja te ei viska ära neid? Et ma tean,
mõni neist mingi kogub mingi kuradi marke ja asju, et ma siis hoian oma seda siin särki nagu aujuhkusega. Kuigi siis särgil tegelikult on mingi kuradi kollased ketted all. On ühe korra kandnud seda ja see on ainuke särk elus, midagi juhtus siuke hunnia, aga seal on mingid kollased ketted all. No pimedas näha ei ole, jäämaaras, aga muidu tegelikult suht kõusi särk on ju. Ja ma mõtlesin selle peale ka veel, et kunagi vaata on ju Humana Vintage'ist ära. Äkki viskan selle kuskile sinna sellesse riiete konteinerisse, kui keegi taha seda on ju. Siis kujutan ette, kunagi Humana Vintage'is mingi 20 aasta pärast mõni vend vaatab, et kurat, see on ju lege asi, no see on ju nii lege asi, see on nii palju väärt on ju, ja siis kuradi ostab selle ära on ju. Et äkki peaks hoidma ikka alles, et 20 aasta pärast saan selle korraliku kopika eest maha müüa, no. Eriti kui inflatsioon ka tõuseb on ju ja raha väärtus langeb. Vot, süke põnev küsimus, et mul on vaja ruttu teada, kuna ma hakkan kolima ja seersärgiga. Ta kolima kiirelt. Ja, et see osa tuleb varsti. Augustis tuleb. Yes, lahe. Augustis saab vastuse, fuck, miks ma selle konteinerisse panin. Oota, aga tegelikult ka nummerdasite nagu mingid prindid on või, et üks sellest või? Ta sai kõige esimese siis või? Kui sa arvad, Mattias, et ma mäletan selliseid asju. Meil oli esimene Laar särk oli seal Heavy Mentalist ja võimalik, et nad seal ise tegid mingi selle, et kuna nad tegid rohkem sellist käsitööd, vaata. Siiamaani teeb. Jaa, vist jah. Kuulma, mis ta meie. Raido. Ja, et mul pakun, et äkki ta ise, kuna ta tegi terve selle batchi valmis, siis äkki ta nagu nummerdas ka neid. See oleks, küsijale kindlalt jätta alles ostas. Muidugi jätta alla. Siia video. Kui palju võtab tee särk ruumi? Just. YouTube'i. Kui väike see uus korter. Oli suuremas see koht. Ja koli maale, seal mahub alati üks särk. Äkki ära koli lae alla. Kui see tee särk. No. Nüüd on kitsa. Jätta alles või siis pane selle video nagu alla link mingi oksjoniga juba, sest see läheb reaalselt nagu see läheb nii kiirelt nagu ma arvan täiesti kindlalt. Eriti kui tussisööjad enam ei eksisteeri. Eriti kui sa saaks need kollased ketad välja sekkuda. Oota, mis podcastis me oleme siis? Me oleme Miikael ja Mikkeri. See on tussisööjad. Tere, nahme siia tuli. Kõigile rääkinud. Ema, kohe helist. Vaata nüüd täna õhtul lai. Ma olen tussisööjad isa juures siis. Kelle tussi ta nüüd sööb? Veider pereteraapia oleks lahti praegu. Oh, fuck. Mattias nutab juba kuulajatele. Äkki me saame selle välja lõigata. Mattias, mis huvitavaid asju sina kogud? Sa tundud selline tüüp, kes tegelikult kogub midagi. Mul on jah üks väike hobi, aga... Tere Mattias, mida vittu sa kogud? Mul on, ütleme nii, et neid asju inimesed igatsevad. Lindeb. Ei, mul väike asi on, aga see, siis kui mul see valmis on, when it's finished. Sa kogud asja, mis ei ole valmis veel. Nüüd ma ei tea ka, millest. Ei, mõtlen, ma olen kogunud asju, aga mul pole neid kunagi kuhugi panna, sest et mul on üürikodu. Ehk siis need samad, mis sa mainisid mööda minnes, jah, aga see ei pea... See ei ole mingi... Okei, see ei ole naljakas. See ei ole lihtsalt naljakas. Mingi... Linnupildid, mulle meeldib linnupildid ja siis ma väga ootan, et mul oleks nagu väike linnunurk kunagi kodus. Kõikidest asjadest, Mattias, mida sa oled nagu avalikult teinud, see, mida sa häbened, on linnupiltide kogemus. Sest seal on see... See, kus sa oled nagu, igatahes me tahate detailsemalt mu ümber lõikus. Kuulge, ta on ikkagi mu vend, ärme nüüd kius. Seal on lihtsalt see, mul on see paradoks sellega, et ma ei tea lindudest midagi ja mind ei koti tegelikult linnud ja mind ei koti see ornitoloogia. No, et on hästi ilusad, on ju. Jah, ainult esteetiline ilu, nagu vaataks... Põhimõtteliselt hotte biffe eitasid nagu, eks linnud nagu, jah, et ma ei tea ühtegi linnu sorti, näed isegi vale nimi juba, on ju.
ma ei tea neist mitte sittagi. Tõugu. Linnutõugudest ma ei tea midagi. Ma ei tea, kust neil munad tulevad vagiinast või persest. Ma siiamaani ei tea, miks nad hauduvad, kas kana on lind või imetaja, ja ma ei tea sittagi, aga mulle meeldivad lihtsalt esteetilised linnupildid. Oota, aga kes nagu enda tehtud pildid või sa ostad nüüd kalendrid? Ma olen ostnud kaltsukatest, ma olen tellinud nagu reaalselt internetist neid 1/50 printe näiteks, siis ma olen, kui on mingisugune lastelaat on, mul on üks siuke, mis on mingi laps teinud, mis on nagu tõenäoliselt käsitöötunnis lihtsalt mingi jaanalinnu teinud mingitest värvipaberitest, ma olen siukse ostnud 3 euroga. Et kui ma näen erinevaid linde, siis ma ostan. Sellised raamitud jah, et mida saaks panna raami, mõned on mul rullis veel siiamaani, nagu nad ootavad hetki, et ma saaks need oma koju. Sinu linnutuba. Linnu shrine'i. Ja sellist suurt mõisa koridori, kus saab olla sinu linnukollektsioon. Samas see oleks nagu hea idee kunagi see, et mis iganes, vaat sa saad põhimõtteliselt võtta nendel näitusesaalidele, et ma kuuks ajaks teeks nagu selle Mattias Naani Mattiase kureeritud linnupildid läbi Mattiase Me and the bites iga juurde see tekst ma ei tea lindudest munnigi, siin on mingi lind ilus ja on ja, vaata lülita välja vaata sulgi teraapia, vaata kolm minutit tagasi tahtsid sellest teemast eemale aga nüüd now that I have you saad aru my birds julgus tuli tagasi ja aga mul on tegelikult ainult mingi äkki siuksed collectible, see on mul tegelikult ainult äkki 5, aga nagu lisa pudipadi on meil äkki 5 juures, et mul on nagu tegelikult ainult 10 et ükski pole selline originaal Van Gogh või midagi. Van Goghi pole veel saanud ja kui keegi tahab, kui näiteks ma ilastan näiteks Kuubal on üks tuvi, mis maksab mingi liiga palju, et osta. Ta on tegelikult maalidega võrrelt Martin Saare nagu siuks. Okei, ma korraks mõtlesin, kui sa ütlesid Kuubal on tuvi, siis mõtlesin nagu, et see saar kui kaugele sa oled valmis minema, et üks tuvi saad. The Cuban pigeon, you know. ma muidu ei ole selle hobiga väga sügavale läinud, aga Kuubal on üks tuvi. Keegi selle maaliks. Seda ma tahaks saada. Kuubal ja siis sellel Vilen Künnapul. Tal on ka mingi üks linnuasi, aga tal on nii retsid kallid asjad. Ehk siis kui keegi on maalikunstik, ma olen ühelt meie ühistuttavalt ostnud tema maali, kus on väga ilus lind peal ja see on mu voodi kohal. See on Daniel Weinbergsi teos nimega Kana. Kana nimega Pak-Pak. Lonkab ka. Hea, et sai siin jagatud the secret is out. Selle meeldivad linnud. Aga reaalselt mul ei ole üldse, mu kriitikameel on 0, et kui sa oled EKAs näiteks ja sa eksperimenteerid oma esimesi fotorealistlikke linde või impressionistlikke linde või ükskõik mis voodoo't sa teed seal ja või teed skulptuure vabalt, tee mulle pakkumine, äkki ostan, äkki saada niisama ja ma olen ainult õnnelik, kui ma saaks mingi linnupildi jälle. Sest ma pole ammu tegelikult ostnud ega näinud ega saanud. Nüüd läheb veidraks juba. Jah, ega kui te saaks. If you have any birds. Pole ammu isegi pildikestki näinud. Teeks ühe väikse siip traadi peal. Siip. Ma pean minema nüüd. Linnud ootavad. Aga ütleme lõppu. Kiire 10 sekki on meil. Üks küsimus veel. Kiire 10 sekki. See on ühe jah või? Tavi. Mõtlesin, et sellel tüübil. Ajumehis ja tussisööjate podcastid on surnud. Väikest. Nii ja naa. Mis asi on surm? 2 hours later. Tussisööjad tegelikult podcastina on elus aadressil patreon.com/tussisööjad. Ja Mattias ja Johannes saate lõppu, meil on promonurk sellele saatele, sest me ei ole muidu jõudnud tegelikult midagi promoda täna veel. Et mis see... Saate lõppu, kas teil on midagi nagu meie publikumile, auditooriumile ka promoda? Hoidke oma pere ja saage omavahel läbi. Muud vist ei olnud meil. Kalli ja. Kalli ja. Ja kui joote liiga palju vett, siis minge vetsu pissile!
väike Smartlessi ref. Ta on referent. Mul on nii hea meel, et Mattias tuli jälle külla, muidu räägime iga osa temast, aga nüüd ta on jälle siin. Ja suur tänu vendadele naanidele, et leidsite aega tulla. Thanks, Mikael. Ja see, kus ma venitan sinu seda. Ja võib-olla Mikaeli tuur veel käib, võib-olla käib. Minge, vaatame. Burger King is life. Yeah. Ja aitäh kõigile kuulamast. Järgmise korrani. Subscribe!